ja tere, Ülle. tere. Kuule, kuidas läinud on? Sellest meie viimasest kohtumisest on mingi kuu ajakene äkki või? Jah, umbes nii on küll. Ja jõudsin vahepeal isegi Kreeka reisil ära käia. Ah, kusjuures vaata, enne Kreeka reisi sa saatsid mulle pildi veel sellest oma piletist, et ja, numbrid räägivad, eks ju. ja numbrid räägivad täiega, et see on nagu nii põnev, et minu sünnikuupäev on 27, elude number on 4 ja täpselt need numbrid olid seal minu pileti peal ka olemas. ja, 4 ja 27 ja hilisemalt, kui olid need hotellitoad, kus ta annab ju juhuslikult inimestele need toanumbrid, siis samamoodi käis see 4 ja 27 sealt läbi ja mida päev edasi, siis viimased 2 päeva olid toanumber 313. et ahah. see ei ole enam juhus. erinevad hotellid ja mõlemas hotellis sama number. Kuidas sina numbritesse üldse suhtud elus, kas sa märkad neid, noh nüüd võib-olla juba viimasel ajal, kui numbrite keel on ka aktiivne, et siis seda võib-olla enam, aga kas numbrid on kuidagi sul kogu aeg elus mingit märki andnud? Ja ma olen numbreid kogu aeg jälginud 20. eluaastatest, siis kui ma Nägin. ka uudistasin neid, seda numeroloogiat, et kassin ka numeroloogiasse sõrmeotsad sisse. ja Super. mulle tundus siis ka maru põnev, et vaadatagi, et kas on minu sünnikuupäevaga või elutee numbriga kuidagi, kas see on näiteks ka autonumber ja teatri sistekoht või see annad mantli ära, mis numbri sa saad ja vahest ka ärkad vahepeal üles ja on kella peale on väga huvitavad numbrid, et 22, 22 on ju. Mhm. et ja elude number on ka 22, 4 on ju, siis seda enam see ütleb oh,, oi, mis nüüd on. aga kas sa selle peale ka mõtled, vaata, et siis, kui sa märkad seda kellaaega, hästi palju ju öeldakse seda, et märka seda mõtet, mida sa just praegu mõtlesid või mis sul aktiivne on viimasel ajal. kas sa mõtled niimoodi ka või sa ainult vaatad numbrit ja mõtled, oo, okei, sain aru. ega alati aru ei saa. jaa. mõtled küll, et oota, mis asja nüüd on ju, et eks vaatame, mis on. et ma lasen kuidagi hästi palju voolamisse, et püüan lihtsalt järgmisel päeval tähele panna, kas on midagi põnevat juhtumas või tuleb mingi huvitav sõnum või aga alati ei tule. Mhm. vaata, vahest on jumala igav päev. tegelikult Ja ma kuidagi ei suuda, kui ma olen pikalt mingi asja peale mõelnud, et siis küll, aga see, kust tuult sealt meel sellel naisel tead, üks mõte, teine mõte, ma ei jõua kinnigi püüda, mis mul mõte oli seal. tead, millest saaks see tuleb? magama, vaata kui enne magamaminekut on see, ah, saaks ainult magama. see sinu 27, see 2 on ju vaata hästi tugev intuitsioon ja 7 on just see, mida minul on hästi palju aktiivselt, on seesama, et sa nagu uurid, siis sa nagu hüppad ühelt poolt teise, lased lihtsalt universumil juhatada ja praegu tuli see nagu nii kihvtilt sinust nagu välja, et vaatad, märkad ja kuna sa tegelikult üleüldse nagu hästi sellisel vaimsel teekonnal seal kogu aeg oled, on ju kaartide maailmas. oi, teate, mis meil praegu just oli Üllega, te ei kujuta ette. enne kui salvestama panime, siis enne kui ma seda räägin, siis on see lugu. noh, mina numeroloogina hullult äksi täis, kui ma inimeste asju vaatan ja aitan ja ma ei tea, mida iganes, täiega omas elemendis. siis, kui ma teen kodus igasuguseid asju, siis ma olen nagu selline lihtsalt tavaline koduperenaine, on ju, või selliseid asju. ja siis ma mäletan, oli vist paar päeva, kui me olime elukaaslasega ka kuskil ära ja siis ma sain arvuti taha ja kliendiga tööle. siis mees ütles ka mulle, et ei noh, sa oled täiega kalavees. ja mis juhtus nüüd Üllega? noh, räägime Üllega siin juba vaikselt ja siis mõtlen, Ülle, tead, mul on üks asi. ma vajan ühte abi, et kas saaksid nagu aidata. Ülle ütleb, oh, ma võtan ühe kaardipaki, siis ta keeras, kui ma siit vaatan, siis vasakule poole võttis ühe kaardipaki täiega nagu kalavees. Ülle veel ütles ka, et oh, täiega naudin nagu, et see oli nii lahe. et mida sa teed igapäevatööks veel, enne kui me üldse siin teemasse läheme, mida me veel ei tea, mis me teeme?
mul tuli pisar silma praegu, kujutad ette? see on see õnnepisar. ja õnnepisar. Ja minu põhitegevus ongi tarokaartide tõlgendamine ja lisaks ma maalin, teen kunstitöötubasid gruppidele ja ettevõtetele. Ja teen ka tellimuse peale selliseid väekaid mõtestatud maale personaalselt inimesele endale. Ja samamoodi küsin selle sünnikuupäeva ja arvutan tarokaardid välja ja selle järgi vaatan ka, et mis sinna maali peale siis tahab tulla, et ta kaitseks, hoiaks, toetaks inimest, keskkonda, kus ta elab või ta paneb töö juurde näiteks selle maali, et see on nagu selline vaikne, toetav taust. Ja et lühidalt öeldes, vaata, kui kiiresti ma sain ära öeldud, nagu liftikõne on ju. on nagu liftikõne ja me polnud selleks ju valmistunud, nii nagu ma ütlesingi enne salvestama panekut, et vaatame, mis siit tuleb, et ei tea ju. Lihtsalt meid ju ka juhatatakse kogu aeg siit ülevalt. Et väga vinge. Need asjad on tegelikult väga vajalikud, kõik, mida sa teed ja see, mis ma just nüüd sain mingi 5 minutit tagasi, siis ma nägin, kui ma küsisin ühe küsimuse, siis sa ei vasta konkreetselt ja või ei, sa näed hoopis nende asjade taha. Sa näed selle asja nagu olemuse taha, sa näed mingit juurpõhjust. Ja see oli, mul läks kõik nii kuumaks siin sees, õigust räägin järelikult. Ehk siis see on sama, nagu ma räägin, et kui ma näen inimese sünnipäevakuud ja aastat ja kui ma vaatan veel sünnikaarti, ma näen sinna numbrite taha, mitte ainult seda numbrit iseennast, et sinus on nagu võimas orkester sellest andmebaasist, mis sul seal sees on, et sa võtsid lihtsalt vist äkki 5 numbrit ja sa juba näed kogu seda süsteemi, et mulle nagu räigelt meeldis see, mis praegu toimus. Et aitäh sulle selle kogemuse eest. Ja palun võta heaks. Teinekordki. Aitäh, et kommenteerige teie ka palun, kallikesed siia. Kui teie teete seda, mida te armastate, ükskõik, mis see ka ei oleks, võib-olla oled sa mesinik, võib-olla sa oled aednik, võib-olla sa kood midagi, võib-olla heegeldad, võib-olla oled kalamees hoopis. Kommenteeri ka nendest tunnetest, kui sa saad olla nagu kala vees, et mis asi see on, mida sa teed kala vees jutumärkidest. tahad midagi ütelda või panen edasi praegu? Ma ütlen ainult nii palju siia, et mulle meeldib olla nagu detektiiv ja lahendusi otsida ja kuidagi on aja jooksul välja kujunenud, et ma ei ütle ainult ei või jaa, vaid ma tahangi näha, et miks see nii on. See on nagu võilille juurika väljajuurimine. sihuke hästi öeldud ja siis, kui sa ei saa veel kätte, siis ta hakkab sealt uut panema. et Jaa. jaa, vot aednikud siin kahekesi nii ta on. me viimane kord, kui sinuga kokku saime, siis see oli meie esimene selline mõnus kohtumine ja meil jäid õhku hästi palju sellist, et võiks veel kokku saada ja vaatame, millest räägime ja usaldame ja mõtteid on palju, küsimusi on palju selle aja jooksul tulnud. ja selline asi, mis mina hästi tihti nagu saan küsimuste osas, on need numbrid, mida nad igapäevaselt näevad, seda me just natukene ka puudutasime. samas on see, et vaata need numbrid, mis me kella pealt näeme või autode pealt, no seda on mega palju, neid asju, inimesed saadavad mulle pilte ja värke-särke. teine on ju ka see, et näiteks kus kohas ta elab. et see tänavanumber, korterinumber ja kõik muud asjad. kuidas sina nendesse suhtud, kui palju sina neid asju märkad ja mis mõtted sul tulid täna, et mida me võiksime vaadata näiteks, et sina kui tarokaartide lugeja ja mina kui numbrite keele lugeja? Minu mõte läkski sinna see nende korterite, majade, elukohtade peale sujuvalt niimoodi mööda minnes läbi selle, et ma analüüsisin ja vaatasin, et näed, ta elab et mina elan sellises majas või selle numbriga majas ja tema elab seal ja kuidas need tarokaardid on ja mõnega nagu haakus nagu väga, aga kui on pooltuttav, sa ei saa ju küsida ta käest otseselt nagu mingisuguseid lisaküsimusi on ju. Et aga lihtsalt vaatad ja mõtiskled ja see tundus nagu nii põnev. Et minu 27 on ju kokku 9 ja ma elan number 9 korteris.
kuidas sa tunned ennast seal number 9 korteris? ja mõtestasin iseenda jaoks täiesti selle lahti, et see on ja see võib ja ma loon selle nagu mitte ainult isiklikult iseendaga, vaid üleüldse. ma tunnen ennast jumala hästi seal. ja aitäh küsimast ma olen ju erak ja. ja see on eraku kaart ja ma olen erak ja mul on vaja rohkem enda aega, enda ruumi, Mhm, üksi olemist. mhm, et see on mul nagu see üks baasvajadus vabaduse kõrval on ju, jah. aga 9 minu arust sobib inimestele väga hästi, kes väljapool oma kodu on aktiivsed või siis ka, kes töötavad kodus. mhm. Näiteks hästi palju inimestega suhtlemist, reisimist, hästi palju sõitmist, pingeline töö. ja siis ta tuleb sinna number 9 koju. ma saan olla lihtsalt, ma ei pea mitte midagi rääkima, lihtsalt olen. et see sobib nagu nendele inimestele ülihästi, aga kui on üksik inimene Mhm, ja ta väga igatseks suhtlust ja tal ei ole seda ja ta elab seal 9. korteris, siis see on, ma arvan, täitsa karauul. mhm. et ta võib hulluks seal minna täitsa oma vaikuses, oma üksinduses iseendaga, et siis peaks inimene sundima täitsa iseennast välja minema ja inimestega suhtlema, midagi põnevat tegema, mingit adrenaliini, et tulla tagasi sinna 9-sse. vaata, mis jutt mul siit praegust tuli Vaata, selle kohe selle eraku kaardiga kohe sidusin ära. ja ma tahtsingi teada, mis teeks äkki niimoodi. See on väga hea, et nüüd läksime. tundus põnev või? Ma kogu aeg kuulan kõrgikis praegu sind ja tead, teemegi selle video nüüd enne kui ma veel ütlen, ärge arvake, et me alati Üllega teame või siis, et kuidas me seda kõike teeme. Me lihtsalt leppisime kokku, et me hakkame vestlema avalikult teiega koos siin ja vaatame, mis looma hakkab. Vaata, teeks sellise asja nüüd niimoodi, et kui näiteks inimesel on isegi majanumber seal 132, mõned elavad oma kodus ja nii edasi, või siis majanumber 127 ja siis korter on seal, ma ei tea, 36 või 306. Räägiks äkki numbritest 1-9. Me hakkasime nüüd 9-st, lähme siis 9-1. mis, jah, mis sa arvad? ja ja võime teie küll. ja teie, kellel on nüüd neid numbreid seal palju, ärge praegu tänavat vaadake, vaadake lihtsalt numbreid. ja siis, kui sul on seal palju, siis vaatagi neid numbreid niimoodi eraldi. No näiteks ütleme, kui sul on 132, eks ju, siis sa vaatad 1, 3 ja 2, siis sa liidad need omavahel kokku, siis see tuleb 6. Vaata nagu nii ja naapidi ja kuula siis siit ja kuula sealt. Ja nüüd, kui tõepoolest sul on ainult siis, sa elad talus näiteks, on ju mingi Järva talu või ma ei tea, Kase talu, ükskõik mis, siis ma soovitan lihtsalt need tähed panna numbri energiasse ja seda saad sa teha seal numbrite keel Facebooki lehe peal või siis kõige kihvtim, kõige lihtsam moodul. sina, Ülle, seal mediteeri, vaata, säti atra, ma natuke seletan inimestele. ehk siis ükskõik, mis riigis sa praegu ka ei vaata, siis kõige lihtsam meetod on see, et kui sa paned tähestiku A, B, C, D, on ju, ja siis sa tõmbad need sinna, A on 1, B on 2, eks ma nüüd ei valmistanud seda kõike ette, aga saate aru, kuni 9-ni, siis võtate järgmise rea. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apsee joppas praegu. Noh, saate aru nagu niimoodi, siis siit läheb nüüd edasi, on ju, siia tuleb nüüd jott. Jott on jälle 1. Jott on 1 ja ti-ti-ti-ti-ti. Ma näitan lihtsalt, ükskõik kus riigis sa nüüd ka ei ole, siis sa lähed selle riigi tähestiku järgi ja teed endale ise niimoodi. Ja kui sul on lihtsalt seesama kasetalu näiteks, nii nagu ma ütlesin, on ju, siis sa lihtsalt needsamad tähed paned sinna numbri energiasse, võid vaadata üksikult, see läheb väga pikaks jadaks, aga liida pigem kokku ja me saame niimoodi üldpildi selgeks. ja ega siis see ka lõplik ei ole, mis me Üllega rääkima hakkame.
me lihtsalt räägime seda, mida me tunneme, mida me oleme kogenud ja lihtsalt nii ongi. sina tee omad järeldused, sina ise tunneta. sobib, Ülle? ja ja siis, kui nüüd vahepeal tekib meil tunne, et me tahame rääkida veel midagi juurde, siis me räägime veel juurde, sest see, mis minu numeroloogias siis on, mis ma olen õppinud ja sina ka kinnitasid minu meelest seda, et need on suure arkaaniga seotud ja suure ja arkaani sisse mahub tegelikult ju 22 numbrit. jah, aga vaatame praegu 9-ni ja kui meil nüüd tekib tunne, et tõepoolest, kui kellelgi on 13 maja näiteks on ju, et siis me lihtsalt vaatame seda ka. aga võtaks siis niimoodi 1-9 alguses. praegu sa rääkisid 9 kohta. ma lisan oma 9 selgitusnumbrite keeles. ja teate, see on selline lugu. mul ühel tuttaval juhtus alles selline värk ja see kinnitab täiesti 9 numeroloogiliselt. 9 on lõpetamise number. ja Ülle, sa rääkisid nii mega hästi. number 9, kui sa oled ise 9 energias ja see, et kui sa oled üksik, kui sa kolid perega majja, mis on number 9, vot see on praegu tõesti juhtunud lugu ja nende suhe on olnud hästi pikk ja mingi no hästi pikk, ma ei tea, kui pikk saab olla pikk, on ju, aga minu meelest kas 26 aastat äkki. ja nendel see elu oli juba selline õe-venna suhe, aga selline kiiga-kaaga, üksteisest aru ei saanud vahepeal nii ja nagu ikka elus juhtub neid asju. lapsi oli ka ja nad läksid sinna majja ja ka enne sinna majja minekut, üürimaja oli üks pere juba lahku läinud seal majas ja ma nii hästi mäletan, ma veel naersin selle peale, siis ma mõtlesin, no muidugi loogika 9 maja ju ja perekond. ja mõtle siis sellesama tuttavaga juhtus sama lugu, nad läksid lahku seal perekonnas majas. ja siis nad kolisid sealt välja ja siis ma ütlesin, et tead, väga aus oleks öelda sellele üürileandjale, et see maja lahutab lihtsalt peresid. Sest see lihtsalt niimoodi nagu kinnitas see number 9, mis on numeroloogiliselt, siis vaata, sina ka ütlesid, et see on erakumaja ja see sobib aktiivsetele. ja see on ka selline energia, mis mina olen aru saanud, et kui ikkagi asjad ei toimi, siis ta lihtsalt annab sulle energeetiliselt märku, et kõik finito, ava omad silmad, mine enda sisse ja vaata, kes sa tegelikult oled. ta annab sulle juba justkui nagu sellised päris sinu enda olemuse. ehk siis see number 9 aitab nagu sinu sisse vaadata. et ja tahtsin, ja et see ei ole nagu vaata hirmutav asjaks inimestele, ei, et no issand, nüüd me läheme kõik lahku, on ju, kes üheksandas elavad. et see kindlasti ei ole niimoodi, aga see ei vist niimoodi see on, kõlama või? see natuke jäi jah. okei. aga et ma arvan, et see lause, et sa ütlesid, et see paneb iseenda sisse vaatama, on ju. Mhm. ja et see on nagu väga hea, sest tegelikult siis sa vaatad ka, et kas sulle see kaaslane tegelikult sobib, kellega sa elad. jaa, aga ja see oli ainult nende näide siis see, mis nagu tõesti ju- juhtus nagu päriselt ja ma olin selle täitsa kõrvalt jälgija ja toetaja. aga see, mis ma tahan ütelda, number 9 numeroloogiliselt tähendab ikkagi nagu lõpetamist või siis see, et kui sa oled kas üksinda või siis oma elukaaslasega näiteks olete, elate seal, siis on see, et võib-olla te olete teiste inimeste aitajad ja te aitate inimesed nagu nullpunktist nagu noh, saad aru, aitate lõpetada seda endise mina nagu elu ja inimest juhatate nagu õigele teele, sest see võib olla ka selles väga head retriidikeskused võivad olla number 9 energiaga, kus te justkui aitate inimesed nagu nullpunktist ülesse. et see on väga võimas energia, lihtsalt see, mis mina praegu rääkisin, oli lihtsalt tõesti sündinud lugu üsna hiljuti alles, aga see oli jällegi see, et lihtsalt kinnitus sellele, et kui ikkagi midagi logiseb, siis lihtsalt see tuleb ära lõpetada, see on fakt, sulle antakse lihtsalt konkreetselt juba juhised kätte, aga ta on väga hea just sellise täiesti vaimsete toimetustega tegemiseks, nii et nagu sinagi vaatad, sinu kodu ka hoiab, annab sedasama energiat sulle sinna sisse, see number 9. kas seda, et 9 mul noh, tuli veel üks mõte, noh, aga see võib olla ka nii, et sa alateadlikult, vaata, sul üürimaja, mm, alateadlikult juba inimene valis sellise numbriga maja või sellise energiaga maja. loogika, juhuseid ei ole ju olemas ja ja see inimene ise oli sündinud 18. päeval, see, kellega see juhtus, noh, tema lähedased ka veel, siis ma ütlesin, no nii, täispank lihtsalt kui ta mulle ütles seda, et nad kolivad sinna, ma sain kohe aru, mis toimuma hakkab, aga ma lihtsalt ei saanud veel ütelda, sest tema ei saanud sellest aru.
ja siis, kui hakkasid protsessid käima, siis mind täiega ajas naerma ja siis mõtlen, et okei, tahad, ma räägin number 9-st ja tahad, ma räägin, kuidas see sinuga veel on, sellepärast et 18 on kokku 9 pluss number 9, see on 18 jällegi, see on hästi, ta hästi vaimselt arenes see inimene. All right, et kas sina said number 9 kohta räägitud või sa tahaksid veel lisada, kui sa seda kaarti veel vaatad seal? ja see, selle eraku puhul võib olla lihtsalt seda, et vaata, huvitab ka võib-olla see, et kas kinnisvara hind siis selle 9-ga siis tõuseb või langeb, on ju, Mm. siis pigem isegi ütleks, et ta võib aeglaselt tõusta, kui teha nagu selliseid uuendusi, sest ta on ikkagi vaata ka numeroloogias ta lõpetab, on ju, 9 lõpetab. kui teha kapremont, on ju, Mm. siis uuendus ta näiteks. tõstab ja uuendust teha, siis ta tõstab tegelikult hinda. et või siis ongi sihuke stabiilne, et ta ei tõuse ja ei lange ka, onju. see on ka noh, iseenesest ka hea. Issand, ma hakkasin praegu mõtlema, kuulan sind ja mõtlen, et kui sa ostad korteri, mida sa tahad hakata välja üürima, kui see on number 9 energia. ei tea, kuidas siis peaks üürile andjana nagu toimetama. ma hakkasin praegu mõtlema seda, ma ei oska, ja et saad aru, et kui see lõpetab, vähemalt see kogemus, mis ma just jagasin, siis seal iga aasta tuleb uus üürnik nagu, üldse ei ole lahe. mina tahaksin isiklikult üürileandjana ja et kui sa tahad nagu pikaajalist üürnikku, siis tegelikult ju võib seal 9 aastat ka selles korteris olla ju. Siis ju väga, oleks ju pikaajaline üürnik, aga see, kes üürile annab, see peab siis häälestama ennast sellele. väga hea. nägid, lahendasime praegu case'i sinuga. tõepoolest, miks niimoodi, see sõltub ju tegelikult väga palju omaniku enda nagu tundemaailmast ja see, et kuidas ta seda ja 3 punkti. võimas, Ülle, väga hea. 9-ga on tehtud. nii, võtaks 8 või? kuule, teeme nukid hoopis. Davai. väga hea, kuule, siin läheb nagu andmiseks. kommenteerige teie nüüd ka, kellel number 9-ga seotud mingid asjad ja kogemused ja võib-olla olete ka kuulnud kellelgi, kuidas asjad toimivad seal. võimas. või näiteks oled saanud näiteks toanumbri hotellis number 9. ja mida iganes, vot. et võtsid mingid asjad kaasa, hoopis hakkasid lugema, ma ei tea, karmaga seotud raamatuid, vot. nii, jah, võtame 8 või? nii 8 on, tahad enne numbritest rääkida? ei, räägi sina, mulle nii meeldis, kui sa avasid seda number 9 seal. Nii, räägi. väga hea, ma näitan ka siis kaarti, võtsin kaardid ette, onju. Mhm. nii numeroloog või see Taros siis jõud. ja jõud on ju tegelikult ka tervisekaart ja tegelikult võiks öelda, et see soosib, et inimene tegeleb oma füüsilise ja vaimse tervisega. see annab impulsi näiteks ka kas kiiremini paraneda, terveks saada, aga, või siis ka see meelestatus, mis inimesel on, see aitab hästi kaasa vaimsele ja füüsilisele tervenemisele. siis, et suhted arvatavasti, kuule, vaata, siin on, ma ei ütle nüüd, et loomaaed tuleb kodu tuua, onju, et siin on see lõvi aga noh, ta ütleb, lase loom endast välja, onju, no positiivses võtmes. et see sobib ka siis paljulapselistele peredele, kus on palju inimesi, palju külalisi, suhtlemist, isegi tõesti võib-olla, ma ei tea, kas loomapidamine kuulub siia juurde, et kass või koer on, sest minul on ka kass, aga ma elan number 9-s on ju. kass, kes kõnnib oma pead. et ja selle kinnisvara väärtus kasvab kindlasti, sest see on nagu niisuguse tugeva potentsiaaliga, et võib-olla isegi üllatuslikult hea hinda saada näiteks müües. ja just, et see annab jõudsasti seda ka materiaalset jõudu nagu juurde. ja ta sobib igas vanuses inimestele ka. et kuna ta on jõukaart, siis ta ju pikendab tegelikult ka iga lõppkokkuvõttes. aga ta annab sellise impulsi, et noh, tegele iseenda oma kehaga ja ole aktiivne ja negatiivses võtmes võib inimene muutuda ka liiga jõuliseks. näiteks jõuline suhtlemis kellegi teisega või liigne jõulisus.
või siis vastupidi, on nagu jalamatid, et jällegi see lükata ja tõmmata, et nagu jalamatt on ju, et jõudu üldse ei ole. et sest jõumündi teine pool on ju jõuetus. mm. -hmm. Ja. väga huvitav lähenemine. On või? ja väga huvitav lähenemine. ma kuulan täiega, kõrv kikkis praegu. Ja see 8 aitab tegelikult nendel inimestel, kellel on soovi, vaata mõnel ei ole soovi, aga kellel on soovi, siis ta aitab kaasa inimese potentsiaali avanemisele või arengule. hakkan pihta. Hakka pihta. jaa, issand, tead kui huvitav, number 8. Esiteks praegu kohe, mis asja hakkasin mõtlema, 8, oota, kuidas mul on rõngas, 8 ja see on ka lõpmatuse märk, eks ju. Yeah. praegu lihtsalt korraga, seepärast et ma otsisin ka oma kaardid välja ja siis vaatasin. näita seda kaarti uuesti korraks. siis vaata, kui kihvtid, tal on ka lõpmatuse märk nagu pea peal. Yeah. seepärast ma mõtlesingi, et miks see mulle niimoodi silme ette praegu tuli. Ja lõpmatus. 8 kohta mul tekkis kohe selline mõte, tead kui hea, et kui sa räägid, siis ma kuulan sind ja ma mõtlen, kuidas veel mingid asjad, mille peale ma ei tulnud, on see, et kui te soovite endal mingisugust ettevõtet arendada või kui sa tunned, et sul iseloom on selline, et no ma ei tea kuidagi, et nagu ei saa seda julgust juurde või niimoodi ja teate, kui te tajute, et universum justkui nagu kingib sulle selle võimaluse minna korterisse või elada korteris või majas, mida iganes number 8-ga, järelikult siis see on väga tugev potentsiaal alustada sellega või teha seda, mis tõstab tegelikult sinu väärtust ja sinu teenuseid ja kõiki asju või siis saad parema töökoha, mida iganes. kõik on nagu võimalik. selle kohta mul tuleb praegu meelde üks asi. Unustasin telefoni hääletuks panna, see ei olnud see asi aga see, et kui teie ümber tuleb juhuslikult inimesi, kes on sündinud 8., 17. või 26., eriti 8 ja 17, siis te tunnete, kuidas te hakkate enesekindlamaks muutuma ja selle täpselt sama energiaga number 8 on ka korter ja maja. või siis pange tähele ka näiteks, kui teil on mingi oma kabinet, kus te töötate ja see kokku liidetult annab 8. kõik need asjad, ehk siis mina ütlen 8 suhtes seda. mulle väga meeldis su lähenemine. see annab juurde ka sellist nagu, ma ei tea, kas sa ütlesid nüüd nii või mitte, aga kuna enne salvestust meil oli just see 8 oli ka hammaste vahel natukene, siis see annab jõulisust. aga sina, kui sa oled õrnaloomuline naine, siis sa saad sealt arvatavasti rohkem jõudu ja seda tugevust juurde, mis võib olla justkui hea, aga samas võib olla ka see, et sa võtad rohkem vastutust nagu kõige selle eest, mis seal majas toimub, sa hakkad võib-olla ka väga hästi teenima ja annaks jumala, et väga hästi. aga sellega seoses sa jooksedki kiiremini orav rattas ja sa ei pane tähele, millal sa lihtsalt nagu ära väsid või ära kulud. et siin on vaja nagu ka tähele panna seda, et kas sa hakkasid rohkem toimetama, kui sa enne tegid seda, mis võib olla hea. ja samas see, et kuidas sinu elukaaslane näiteks sellega võrreldes nüüd nagu toimetab, kas tema istub rohkem nüüd diivani peal, et kas see asi on nagu võrdne, sellepärast et 8 number numeroloogiliselt tekitab justkui sellise töönarkomaania nagu energia. et sõltub, mis on jälle sinu taotlus elus üleüldse, eks ju, kas tehagi rohkem tööd. ja seal ka tähele panna lihtsalt seda, et oleks tasakaalus see vaimne ja materiaalne. seal sa võid kippuda näiteks, kui sa olid enne vaimse lähenemisega, siis nüüd väga materiaalseks et tuua lihtsalt ennast vahepeal tagasi sinna keskmesse. kinnisvara suhtes näiteks, kui sul on maja, korter, mida sa nüüd välja üürid 8-ga, see peaks tooma nagu väga head tulemust ja samas, kui sa elad seal ja nii nagu sa enne 9 puhul ka rääkisid, vaata, et kas selle korteri väärtus kasvab, siis kindlasti kasvab. aga see ei tähenda lihtsalt niimoodi, et lihtsalt sööd popkorni ja vaatad telekat hommikust õhtuni, et kogu aeg kinnisvara hind kasvab. sinna peab ka investeerima, see on investeeringu number sõna otseses mõttes number 8 ja see, et kui sa oled väga vaimne inimene, siis seal võivad tulla väga tugevad taipamised ja arusaamad, kuidas aidata ennast ja teisi, näiteks just, mis on seotud nende karmadega, endiste eludega, suguvõsadega, kõik muud, konstellatsioon tuli millegipärast mul kohe praegu keele peale, kõik selline asi nagu arendusse viia, kui sa tunnetad endal tungi, et sa tahad midagi teha, siis tee. see on nagu väga hea potentsiaali energia. tuli sul siit mingit mõtet praegu minu jutust? Et ja, et kuna see 8 ongi niisugune nagu kirglik ja jõuline ja tugev number, siis
ja ta annab seda energiat nagu juurde küll kõvasti. mm, Aga jah, et kuidas sa seda energiat nagu kasutad, sest tegelikult on see, et kui sulle annab juurde, et su mees jääb diivanile, on ju, talle ju peaks ka tegelikult see 8 mõjuma samamoodi. mm. siin on Aga ei vaja, pruugi, ei jah. pruugi jah, siin olekski vaja juba kokku liita, vaata sinu sünnipäev ja siis see korteri energia vaadata, kuidas need omavahel sünkavad. Mm et -hmm. ja see, issand, kui hea, et sa praegu täiendasid, mul kohe tuli mõte peale. ehk siis see, et sellises energias korteris ja üleüldse elus naine peab olema naine või võiks olla vähemalt ja mees peaks olema mees või siis võiks olla see, mida naised kipuvad tegema, eriti sellise võimsa energia juures, lihtsalt võtavad ise selle mehe rolli ja justkui meestel lasevad nagu lihtsalt olla. noh, see ei ole ka paha, onju, aga see tähendab seda, et sa annad talle selle nõrgema rolli. et nagu see läheb ka tasakaalust nagu välja. Mm muidugi -hmm. tänapäeval ei räägita enam mehest ja naisest, aga mina sinna kilda ei kuulu. lihtsalt ikkagi ma olen seda meelt, et naine on naine, mees on mees. et siis võtke ise need arusaamad ja kommenteerige siia, kuidas teie sellesse suhtute. aga eriti, kui sul on veel elude number 8 või sul on aasta lõpus 8 või sa oled 8. päeval sündinud, siis see annab täis power'i, nii et kui mees oli enne nagu selline, siis lõpuks ta ongi lihtsalt täiega chill kogu aeg ja siis sind ajab räigelt närvi see, et miks ta niimoodi käitub. Mm -hmm. noh, läksin emotsionaalseks. muidugi ka see, et Yeah. teatud numbrid, kes reageerivad selle number 8 korteris, kes olid enne väga miinuspoole peal, siis siin korteris võib ju ka juba väga kergelt rusikas rulli minna ja selliseid väga pahasid asju ka juhtuda, nii et aga kuna me Üllega oleme positiivsed ja tahame teile positiivset energiat anda ja üleüldse see numbrite keele kanal on positiivne kanal, siis vot, võtke siit endale ilusaid asju. Mm -hmm. Ülle, sa oled liiga mõtlik praegu. Ma olin juba oma mõtetega, mõtlesin, et saigi vist 8-ga kõik ilusti ära räägitud. vot, lähme edasi. Ja see on ja ta on nii ülipositiivne kaart on ka, et meie oleme positiivsed, see kaart on ka jumala positiivne. nii, siis järgmine on siis 7, ma näitan kaarti ka. ja väga hea. Kaarik, siis minu jaoks on see nagu selline eesmärkide seadmine, et 8 ja 7 on veitsa, neil on niisuguseid nagu sarnaseid jooni, et ka, et inimesed, kellel on siis 7 elavad, siis see soosib hästi selliste nagu eesmärkide seadmist ja sihikindlust. et kuhugile jõuda, midagi teha, kuskile tegutseda, aga ka kõik on näiteks sport, igasugused ka hobid ja tegevused, mis on nagu sõitmise ja liikumistega nagu seotud. Aga see 7 võib ju tänu sellele siis tegelikult olla ka selline, et nagu siin enne oli üürikorter, et seal kogu aeg vuhistab keegi läbi, on ju, et see soosibki seda lühiajalist sellist väljaüürimist, välja rentimist, on ju, isegi ta soosib ka seda. Kui sa ettevõtlust nagu siin enne ka mainisid, siis ka sellistele ettevõtetele, kus noh, võib ju olla ka bussijaam number 7 on ju. bussid sõidavad, taksofirma on ja numbrimärk on 777 on ju. oota, siis tuli praegust rohkem kokku, aga ikkagi 7 on ju. et kinnisvara väärtus pigem mina ütleks, et nagu kasvab. Et need inimesed ka seal, kas saavad sellise nagu tugevama eesmärgi või, aga ma mõtlen, et 7-ga majas peaks olema nagu maagi puhul ka, et võiks olla nagu üks juht, kes veab kõike, et kui on kortermaja, siis ühistuvanem on ju, kui on peremaja, siis ütleme, et mees on juht või siis lepitakse kokku, kes on juht. See kuu oled sina, see kuu olen mina et selle osa elust juhid mina, selle osa elust juhid sina, on ju, sest muidu võivad tekkida sellised nagu pinged. et ja tahetakse nagu troonilt teine tõugata või niisugust võimuvõitlusi võib isegi tulla. et sellist pingestatud ja suhetes hoiavad
sellised ühised sihid hoiavad seda paari koos või ka peres on lapsed, on ju, et sellised ühised tegemised, ühised lõunad, ühised väljasõidud, ühised matkad või ühiselt mingisugused, tahate mingit suurt asja osta, perekoosolek koguneb, on ju, arutatakse kõik läbi finantsilised asjad ja on ju, et see nagu ühiste asjade tegemine, et siis nagu on ülihästi. jah, jah, aga negatiivsel juhul jah, et võib olla liigne sihuke võib-olla jõulisus või muudetakse, noh, ongi võimuvõitlus, jõulisus või et see keegi keerab selja, põmm, jookseb uksest välja, ma sinuga ei räägi. minu arust on see niimoodi. väga hästi räägid, ma hakkan mõtlema, et aga mida ma siis nüüd ütlen. on, mul on väga palju, mida veel öelda. nii. hakkan tulistama või? jah. jah, ja siis, kui sul on veel midagi, mida sa tahad täiendada, kindlasti täienda. number 7 tähendab ka numeroloogiliselt väga palju liikumist, aga see viitab ka hästi palju intuitsioonile. ehk siis nii nagu Üllel oli 27 sünnipäev, minul on 16 ja see kokkuliites on 7. mu edukuse koodis on 3 korda 7 ja see on selline karaool-appi ehk siis see, et seal on selles korteris tuleb sulle energia, nagu sa peaksid kogu aeg midagi tegema ja seda justkui sa võid vahepeal nagu ka tühja joosta. saad aru, sa jooksed, teed nagu, teate, nagu naised hommikul hakkavad, tead, üks käsi kokkab, teine paneb nõudepesumasinad käima, kolmas juba võtab pesu välja, on ju, ja nii edasi. vot see 7 viitab sellele, et sul on nagu 7 kätt. vahet pole, kas sa oled mees või naine, teil hakkab justkui kõigil seal midagi nagu toimuma, kus justkui kogu aeg on kiire, kogu aeg on vaja midagi teha ja selle teine pool on see, et võib tulla totaalne laiskus, teatud mingisugused päevad, kus üldse midagi ei viitsi teha. mõistus tahab täiega teha, aga lihtsalt ei võta kinni ja ei hakka tegema. vot selline energia võib ka sealt tulla välja. siis 7-ga on see, et nagu Üllegi ütles, vestlema peab, kodukoosolekuid tegema, mitte nii, et nagu kahe mehe saag, üks räägib seda, teine räägib seda, igaüks tahab nagu teha midagi, on ju, see Kaarik ütles juba iseenesest seda ära, on ju, must ja valge hobune on seal ees ja üks juhib, siin on vaja kogu meeskond juhib ja võetakse otsuseid ühiselt vastu. sest see, mis 7 jällegi tekitab, teate, uskuge või mitte, tekitab sellist energiat nagu ma ei räägi sinuga, teate, see pilt on, häält ei ole nagu megavastik üks kõige õudsemaid omadusi, mida naistel võib olla. meestel ka kusjuures. meestel ka. ja selline nagu mega aja kulutamine, tühi, täiega tühi. no vot, ja siis tekib selle 7-ga selline asi, et kui enne nagu tundus, et enne sinna majja kolimist oli nagu okidoki, kõik täitsa okidoki inimene ja siis saad aru, seal hakkab, mis asi, mis sul viga nagu on, miks sa niimoodi teed? või siis see, et kui sa oled ei, mitte 6. päeval sündinud, mis asi see on? no ühesõnaga, kui su sünnipäev on ka veel nii, et kokkuliites tuleb ka veel 7 + 7 tuleb veel 7 on ju omakorda, ehk siis sa oled 7. päev sündinud, eks ju, äkki ei ole, no vahet pole, liitke ise kokku. siis saad aru, see veel annab täis power'i sulle peale. või kui sul on endal sünnipäevas 6 ja aastas seal 7 palju või siis on veel 9 kuskil, et suhtlemine kindlasti omavahel ja seal on ka selline lugu, tahate või te ei taha, teid justkui nagu pannakse liikuma, perekondlikud lahedaid väljasõite, reisimist võib tulla palju. selline mõte, et oo, hakkame seda õppima, seal võib ka teil tulla selline soov teha midagi koos ja väga sellisest nagu vaimsesse maailma minna. seepärast, et 7 annab ka hästi head power'it, võtta nüüd seda toimetust kätte, mida sa ammu oled venitanud ja ära teha ja sa võid väga pikalt nagu ütleme, kaugele jõuda selle asjaga. intuitsiooni mõjutab see väga tugevalt. eriti teie, kellel teil on seal juba sünnipäevas 6 ja aastas seal 7, 4, 9 ja kui te lähete sinna, teil justkui nagu ütleme, kanalduse nagu võimalused hakkavad tekkima või te saate kuskilt infot, mida te enne ei teadnud. usaldage lihtsalt intuitsiooni. isegi kui sa oled, ma ei tea, nendel päevadel sündinud, mis sinna alla praegu üldse ei läinud, eks ju, siis seda enam. tähtis on seesama, et naine hakkab tegema oma otsuseid, ei räägi mehele, mees hakkab oma otsuseid tegema, ei räägi naisele. noh, siis ongi kahe mehe saag ja ma ei tea, mis veel ütelda. 7 pool alati. Et alati mul tuleb 7 pool palju liikumist ja siis see, et kummi venitamine, et ei lähe tegevusse. Need on siis 2 märksõna. lisa, Ülle. tuli see mõte ka veel,
et need, kes tegelikult ei taha olla nii aktiivsed ja sotsiaalsed ja satuvad sellisesse korterisse või sellise numbri alla nagu tööle või elama, siis ta võib kogu aeg tunda, et ebamugavalt ennast, sest ta tegelikult tahab olla passiivselt niisama, aga see energia lükkab nagu tegutsema ja mingisuguseid tundeid tundma ja et see intuitsioon vaata tuleb, on ju, ja lükkab tegutsema, aga ma ei taha ju, ja ärge sundige mind. väga hea tähelepanek, nii ongi. kogu aeg tunnen, nagu sipelgapesa otsas istud. jah, nagu sipelgapesa otsas, jah. Super, väga hästi. Kommenteerige teie siia, kallikesed, kellel on kogemusi maja korteriga 7 ja tuletan siinkohal ka meelde sellist asja, et kui sa oled seal sündinud korteris majas, mis koosneb mitmest numbrist, siis kuula neid numbreid, mis me nüüd Üllega rääkisime üksikult ja liida ka see kõik kokku ja siis ka seda kokku, seepärast kõik need numbrid mõjutavad, et kui nii nagu ma tõin näite, et sa elad seal majas või korteris 132, kõigepealt, kui sa oled kortermajas, loe kokku, arvesta see maja energia, saad selle üldise energia ja siis ka korter, kus kohas sa elad. oled sa, Ülle, sama meelt? Ja, jah, nii on mõtlik, kõige lihtsam ja, mõtlik ja oli. Nonii, ja mis see järgmine number meil nii. on? Siis järgmine on armastajad. oi, kui huvitav pilt sul on. issand, seal peab näpp olema selle, oi, ma panen kinni, pane näpp selle asja peale, mis sul seal on. Need kohad, jah. ei no juba võtsin ära, ja ja tead, nagu loodus meid on loonud. ma ei ole päris kindel, aga ma kuulsin kuskilt ühelt Youtuberilt, et ta näitas kaarti, kus olid need asjad näha. no muidugi nüüd korraks pilt käis juba ära, vaata. ja siis lihtsalt, kas see, noh, pidi välja lõikama selle koha, ei saanud nagu näidata. ja vahet pole, nüüd on näidatud, aga no ma ei tea, vaatame, mis siit tuleb. ära nüüd proovi. võib-olla ei saagi, on ju. nii. me paneme niikuinii rullima, eks me siis pärast räägime Messengeris, et mis värk oli. nii, ühesõnaga armastajad, ta on ikkagi seotud. näitan oma pilti, mul ei ole sellist asja. ja sul on hoopis teistmoodi, jah. vot. jah. nii. Armastus, väga lihtne on ju, et ongi mõeldud, et kodusoojus, selle hoidmine, inimesed hoiavad üksteist, kallistavad, armastavad, hoolivad, hellus, kõik see loomingulisus, loovus, kõik sihuke selline pereväärtuste hindamine ja ma arvan, et kinnisvara väärtus siin sõltub inimeste soovist või panustamisest või mis on nagu täitsa nagu loogiline ka, eks ole, et see nii võiks nagu olla. aga armastus on siis, kas siis on loomine või hävitamine, on ju. et mõlemat pidi, et kas sa lood midagi või sa hävitad midagi, on ju. et öeldakse, et armastusest vihkamiseni on ka üks samm ainult. et nipsust võib see kõik muuta, et siis see teeb selle kinnisvara samamoodi, et täna oli nagu börsihinnad, tead, täna oli kõrge, homme on madal. just. et see, et iseenesest maja energiat peaks hästi nagu positiivselt mõjuma, et naabrid aitavad naabrit ja arvestatakse teiste arvamustega, aga kui niimoodi nipsust võib ikkagi asi muutuda, siis võib olla, et järgmine päev sul naaber tuleb ja ei ütle sulle tere ka ja sa ei tea ka, miks see nii oli, on ju. sulle niimoodi, on ju. et ta on tõesti nagu sellise tugeva paarisuhte energias ja mees on mees ja naine on naine, siin tõesti nagu kaardi peal oli. et ja armastus on armastus, nii et ükskõik siis, kelle vahel see armastus ja hoolimine on, et jah, või kuidas keegi iseennast nagu nimetab, aga kui armastust ei ole, siis võidakse selles 6 seda armastust nagu ihaleda nagu isegi ülemäära võib-olla palju või siis, kui sa tunned, et mul kirg kadus ära, ma ei tea, kas ma armastan seda inimest üldse enam, on ju, siis sa hakkad jälle seda armastust nagu otsima kuskilt.
et jällegi sihuke ühte ja teistpidi, et väga positiivne energia, samas et nagu sa ütled, naaber ei ütle sulle tere ka, aga et sa võib-olla noh, ei märganud teda eile ja vot nüüd täna ta teeb sulle topelt tagasi. et see armastus ja hoolimine on nagu läinud, et see võib võib-olla pirtsakaks siis teha või piredaks ja pirtsakaks. vot, et ja see on niisugune kaitsekaart ka, siin on ju ingel peal on ju, et see hoone on kaitstud või rahva, inimesed on kaitstud või see nagu kaitseenergia käib ka sellega nagu kaasas. aga ma ütlen seda ka veel, et võib-olla võib tekitada ka negatiivses võtmes tunde, et ma jätsin elu elamata või ma jätsin, lasin selle ma lasin armastuse käest või elu jäi elamata või midagi sihukest. mulle tundub, et see on ka nagu selle hoone või majaga, kui ma seostan seda kaarti. issand, kui huvitav. väga huvitav, issand, täku naljakas, okei okay.. kas minu kord jah? sinu kord. Siis selle kaardi lõpus ma kunagi, kui õppisin tarokaarti, siis ma panin siia spikreid ja siin on kirjutatud spikker, oled õiges kohas. Et mõtlesin, et vaata, kui lahe kommentaar mulle endale. noh, ju siis jälle sõltub, mille kõrval ta on, eks ju. aga 6 kohta, lähme nüüd numeroloogiliselt 6. ja ma hakkasin nii kihvtilt praegu mõtlema sellist asja, samal ajal kuulasin kõrgikis. ma soovitan, ma ajan ikka nagu asju natukene veel hullemaks, et teil nagu kihvtim oleks siin elus elada, on see, et kui sa lähed majja number 6 või korter number 6, ükskõik mis sul siis ka ei ole, liida see maja energianumber enda sünnipäevaga ja vaata, mis see veel omakorda kokku annab. see on nüüd väike reklaamipaus siia vahele, aga meie elame elukaaslasega noh, maja number siis 6 tuleb kokku liites ja ma hakkasin vaatama, siis minul tuleb kokku 6 + 7 on 13 ja kokku liites siis veel pluss veel 1 + 3 on 4. ma toon selle näite selleks, et te saaksite aru, et kui ma olen looduskaunis kohas, aga mul on tööd väga palju, see 4 on selline nagu tõsine number, aga selle saab ise ilusamaks teha. me jõuame sinna 4 juurde ja siis elukaaslase numbri liitsin kokku ka 6-ga tuleb 10 ehk siis õnneratas, eks ju, siin on kõik võimalik, siin on kõik avatud talle ja kui 9 liita, siis vot tehke ka kõik need sellised asjad, sest see on üldine energia, see on see, kuidas me hakkame selle mõju all ennast tundma. ja siis pluss see, et mis energia teil kokku veel tuleb, et nagu väga võimas. kas see on siis niimoodi, et sünnikuupäev pluss majanumber, näiteks kui on korter, siis korteri number või? kõik 3 siis sel juhul? ja võib niimoodi ka teha, ehk siis see, et kui näiteks oled kortermajas, siis ma teeksin niimoodi, et ise isiklikult liidaksin oma sünnipäeva, ma olen 16 sündinud, sina olid seal 27, liidan selle majanumbriga alguses, kortermajas majanumbriga. vaatan, mis energia seal tuleb, sa saad sealt teada, miks teatud naabrite või asjadega või kuidas sa seal suhtled, miks sa võib-olla oled eraklik, aga võib-olla sa muutusid nii jutukaks selles majas, kõigiga said kohe tuttavaks, onju. siis liidad kokku enda sünnipäeva selle korteri numbriga, vaatad, kuidas sa seal korteris ennast tunned. ja siis, kui sa soovid, siis juba liida kokku enda sünnipäev korteri ja majaga üldse kokku, kuidas sa üleüldiselt seal tunned. saate aru, seda asja saab nagu suureks ajada, väikseks ajada. ise tunnetage ära, mis sul just praegu vajalik on teada saada. saate aru, tead. no mis asja, ma praegu siin naks niitsin kokku. ma elan kortermajas, kortermajaga kokku on 7. korter 9, kokku 9. ja kui korter ja majanumber kokku jälle 7. ma ei saa sellest 7-st üle ega ümber. issand, kui kihvt nagu.... kuidas sa nüüd ütled, kas see on nüüd hea maja või on see hea number? ma ei saa öelda, et hea maja on ja. mina ütleksin seda, et ta täielikult, kui on 7, siis ta täielikult just see, mida me ju rääkisime rahvale praegu. see annab sulle hästi palju sellist kiirust, tegutsemist ja sa oled üldse sellise erakliku iseloomuga, aga samas 27 viitab sellele, et sul on liikumist väga palju ja vastab tõele ja tekitab rohkem liikumist. aga samas see 7 hästi palju süvendab ka sulle seda intuitsiooni. see annab sulle veel topelt võimast energiat, veel rohkem süveneda asjadesse, mida sa armastad.
rohkem Mhm. teada. just see, et mis me rääkisime, et mis enne videosalvestust meil toimus, see, et sa lihtsalt ei vaata kaarti, vaid sa näed juba kaardi taga olevat informatsiooni, sa näed laiemalt. ja see 7, saad aru, mul tuleb külmavärinad siin praegu. saad aru, see 7 annab sulle kogu aeg täiega juurde. noh, ühesõnaga jah, et see lihtsalt ma praegust niimoodi üllatusin, ma ei ole niimoodi neid kokku liitnud. ja see oli väga hea, aitäh. pidime kokku saama sinuga. nii okei, põnev. on jah nii, põnev, järelikult ei, me ei lähe veel edasi, ma pole oma kuut üldse rääkinud, mul ei lihtsalt ole muidugi. ja, et siin on mul üks väike ingel, kes paneb neid ajaaegu, ajavööndid ütlesin ükskord, siis see oli vale sõna, no ühesõnaga saite aru küll, et pane see see ka. ajavöönd on jumala kihvt sõna, mis sa kasutasid, mulle jälle väga meeldis. ma ei oska paremini ütelda, mis asi see on, ajanjakso on see soome keeles, ma ei tea eesti keeles seda sõna. et ehk siis seesama, et too see näitekoht praegu välja, see hästi palju aitab meid. ma räägin nüüd praegu selle abilisele, meil on kokku lepitud, et nime ma ei kasuta, aga ta saab alati aru, kui ma tast räägin. ja aitäh, et sa olemas oled. number 6, kui sa oled kuuenda numbri energiaga, siis see tõepoolest annab sulle, nii nagu Üllegi ütles, hästi palju armastusenergiat ja kui teil enne näiteks oli sellist giga-gaga energiat, aga kolisite sinna kuude energia, siis te kohe tunnete, et teil on hästi palju sellist läheduse vajadust ja see lööb justkui lõkkele teie armastuse, justkui jõuate sinna teisele, kolmandale, kümnendale, sajandale levelile, eks ju. samas on see, et kui teie suhe on olnud selline noh, ei sinna, ei tagasi, see sõltub teie enda meeleoludest, seesama, liitke kokku oma sünnipäev ja see number 6, vaadake, kuhu poole hakkate kiskuma. teate, sorry, aga number 6 energia alati toob armukolmnurkasid, tahate või te ei taha. ja seal on hästi vajalik, nii nagu ükskõik mis numbri puhul, olla aus. number 6-ga on ka see lugu, et teie elukaaslane väga hästi tunnetab, kui midagi on valesti. No mega hästi, sellepärast et see annab hästi palju sellist naiselikku energiat nii mehele kui naisele juurde. seal tuleb õrnust väga palju. 6 on selline energia ka numeroloogiliselt, mis paneb teid justkui nagu külla kutsuma inimesi, rohkem vastu võtma inimesi ja sellist kodusoojust. ehk siis võib-olla inimene, kes on olnud enne seda nõksu nagu selline pigem kalgim, vaoshoitum, muutub praegu täielikult ema Theresaks või isa Theresaks, ma ei tea, kuidas seda ütelda, aga võib võtta täielikult sellise, saate aru, kana, kes laotab tiivad ja ütleb tutt-tutt-tutt-tutt-tutt-tutt, tulge kõik siia. ja selline, mis siin võib olla laste suhtes, kui te elate sellises energias, te võite hakata üle hoolitsema oma laste eest nagu selline, teate, ma ei tea, lihtsalt öeldes, ma ei tea, kas vaba kasvatus, kontrollivabalt elamine või siis see, et te hakkate tõesti neid suuskasid neile kodust kooli tassima kaasa ja selle asemel, et laps ise seda teeks. noh, ma ei tea, mida iganes. no vot, tulid sellised asjad, et seal on nii seda kui teist, sõltub jälle, mis eesmärk teil elus on ja kuhu poole te suunate seda oma tähelepanu. oli Üllel midagi ütelda, vahepeal itsitasid kaasa ja siis hoidsid kaarti näpus tugevalt, et keegi ei näeks ja ei näeks jah. minu kaart. ei, ja et vaata see kolmnurka mainisid, et see on ka see, mis ma ütlesin, et noh, mind ei armastata enam, mul on vaja seda armastust kuskilt mujalt otsida. ja sa ütlesid viisakalt. ma ütlesin viisakalt ja läbi lillede. ja, aga see kipub minema niimoodi ja teate, ega siis see, et kas sa lähed või sa ei lähe või kas sa teed või sa ei tee, aga justkui hakatakse kiskuma energiate poolest ja mina ütlen seda siis maakeeli, see, et justkui kuradi energia paneb teie paari vahepeal proovile, et noh, kui truud te olete üksteisele. aga see ei tähenda seda, kui tuleb pakkumised, neid tuleks vastu võtta. ja aga järelikult need, kes on kuues praegust, vaatasid oma kuued üle kõik ja on kuuendates, siis nad saavad omad järeldused selle teha, et kas pakkuda kaaslasele ja ka iseendale rohkem võimalusi seda armastust ja hoolimist siis saada ja leida ja pakkuda. mm. -hmm. ja mis sa kinnisvara suhtes ütlesid? Giga Kaga oli sealt, kus tuul sealt. oli jah, Giga ka minu arust. ja, ja ma ei oska praegu ka midagi ütelda, kui see täpselt sõltub sinu meeleolust ja kui kindel ja truu sa iseendale oled ja oma mõttemaailmal, niimoodi täpselt kõik läheb, sest 6 on hästi tundlik. All right, lähme 5 juurde või? ja no lähme 5 juurde.
jah, viie liiter. 5 on siis, Taros on ta hierofant, kõik kaetud ilusti, kurguauguni kinni nööbitud. jah, nii on. Ja Taros on see abielukaart ka. nii et soosib tegelikult pikaajalisi suhteid, pikaajalisi üürnikke, pikaajalist sellist elukeskkonda. ta on ka sellises õpetamise energias, et võib-olla inimesed võib-olla tahavad targutada, õpetada, juhendada hästi palju, onju, ja kellele see meeldib, kellele mitte, onju. noh, see ja kus maale kellelgi läheb, aga ta ju tegelikult ärgitab ka õppima, midagi teada saama, uudishimu. aga kuna see hierovant on niisugune tugev traditsioonide kaart ka, nagu keisergi on ka traditsioonide kaart, siis hierovant on ka traditsioonide kaart, pikaajalised süsteemid. et näiteks ka kui ta on töökeskkonnas, siis näiteks ongi pikaajalised ettevõtted nagu Swedbank näiteks, kool, haridusasutused on ju siuksed midagi, mis on nagu siuksed pikaajalised hästi ja et kunagi on see loodud ja nii see peab kestma, on ju. ta ei armasta väga muutusi. et kuigi tänapäeval vaadates, siis sa ju õpid kogu aeg midagi uut juurde. et see on jällegi vaat nii ja naa, on ju. aga kuna ta on usaldusväärsusega seotud, siis ta tegelikult nagu kasvatab ikkagi kinnisvara usaldusväärsust, inimeste usaldusväärsust või siis inimesed soovivad olla rohkem usaldusväärsed, mis on ka ju positiivne tegelikult. aga kuna on niisugune tugev kaart, ta on tugev kaart jällegi. näita siia kaamerasse rohkem. ja väga hea. et ta sobib nii peredele, vanematele, sihuke väärikusega seotud ka hästi, on ju. et ta võib isegi lapsi teha täiskasvanulikumaks. jah, et kuidagi sihuke nagu väärikus ja see on autoritaarsus ja autoritaarsus, noh, keisriga veitsa nagu sarnased, samas see on rohkem nagu või selle usuga, et usk iseendasse, usk ümbritsevasse, usk, et see kinnisvara kasvab, usk, et ma saan hakkama usk, et meie pere kestab, meie pere on tugev et selline tugev usukaart on ju, et mitte praegust ma ei ütle religiooni, sest kunagi ta loodi religiooni silmas pidades, aga minu jaoks ta pigem on niisugune usukaart pigem. usk millessegi püsivasse, püsiv väärtus, püsivate väärtuste loomine. ma saan nii palju seda informatsiooni praegu juurde. kas ma saan alustada? ja palun. täiega salvestan kogu aeg ja ma mõtlen, et ma midagi vahele ei jäta. ühesõnaga number 5 numeroloogiliselt viitab hästi palju liikumisele või siis õppimisele. kui number 7 on selline süvenenud intuitsiooni rohkem kasutav selline energia, nad on suht sarnased, siis 5 on selline, võtab seda, võtab teist, nagu tahab võib-olla 5 õpet korraga võtta, siis seal võib viia nagu lappamisse, selles suhtes, et sellised inimesed, kes olid nagu hästi korraarmastajad, süsteemsed inimesed, võivad hakata 1-2 nagu väga palju endale juurde kogu aeg hankima, mingeid koolitusi, kursusi, sellega seotult on see, et liikumist on palju ja kodu pühendumist on vähe. Autoritaarsus, siis number 5 on numeroloogias ka selline õpetaja energia. ehk siis, kui sa oled mõelnud seda, et sa tahad hakata mentoriks, coach'iks, mida iganes ja sa satud alateadlikult sinna majja, siis 1-2 sa tunned neid võimalusi ja tahtmist hakata jagama oma kogemusi, oma õpetusi, milleks sa oled valmistunud aastaid, aga sul pole enne selleks olnud seda nagu võimalust või julgust, siis nüüd sul tuleb see võimalus kätte. sellepärast, et sa kuidagi saad aru, et sa oled nüüd jõudnud sinna, et rohkem vaiki olla ei saa. Et sa oled nagu palju mõelnud. 5-ga on see, et lihtsalt tormad pea püsti kuklas, koduasjad on laokil ja kõik väljapoole on see, et sealt võib tekkida selline nagu kahepalgelisus selles osas, et sa näitad välja, et sa oled see, aga tegelikult sees sa ei ole.
noh, päriselt sa ei ole üldse selline tüüp. noh, võtke või jätke, mõelge, kuidas te tahate seda asja. Viie suhtes, paari suhtes on see, et te muutute hästi külalislahketeks, kui 6 oli hästi koduhoidev. aga näiteks, ega siis 5 ei tähenda, et see ei ole koduhoidev, aga seal on nagu rohkem külalisi ja käib nagu, saad aru, nagu läbikäiguhoovis aeg-ajalt ja selline üksteisele pühendumine on nagu selline hästi ülevoolav, ei jõua nagu väga palju asjadest kui sellistest rääkida, sest energiat voolab väga palju. ja siis lihtsalt see, mida ma soovitan siin, kui selline asi peaks nüüd toimuma teil, siis lihtsalt rääkige. nii nagu Ülle rääkis seal minu meelest kas number 7 juures on ju, siis 5-l on see samamoodi. tehke see kodukoosolek, pange reeglid paika, kes, kuidas, mida ja kas sa saad aru, kallis, et meil on hakanud nagu väga lappama minema. et meil käib siin külalisi väga palju, liikumist on palju, aga rahakott on tühi ja nii edasi. siin on vaja lihtsalt igas mõttes, nii koolituste suhtes kui oma liikumise suhtes, külaliste vastuvõtmise suhtes, kodusüsteemi suhtes võtta aeg maha, vaadata, mis on kasulik, mis ei ole kasulik, sest 5 tekitab tohutult palju nagu vajadust teha midagi ja aeg-ajalt see läheb nagu väga tühja. igalühel oma arvamus, mis asi on tühi, on ju. ma natuke mõtlen, tahaks tarka veel panna. sa oled nii palju ära rääkinud siin juba, aga 5 on alati minule selline, kuidas ma ütlen, liiga palju koolitusi juurde võtta ja ei adu seda, et sa oled juba valmis. sa oled valmis, usalda ennast. hakka tegema seda, mida sa armastad teha. ükskõik, mis see ka ei oleks, aga see on kindlasti kuidagimoodi seotud teiste inimeste aitamisega. kindlasti. vot, suhtlemist on palju. Ülle on nii mõtlik. ja mul läks see mõte ära, mis mul vahepeal tuli, vaata, kui sa rääkisid, siis ma siin muigasin ja siis mõtlesin ja siis mul praegu kuulasin sind edasi ja siis see mõte jäi kuskile sinna vahele kuskile peitu. et jah, võib-olla tõesti, et negatiivses võtmes võib olla hierovandil seda suhtesabotaaži tõesti seal, enese ja suhtesabotaaži. võib-olla äkki ma seda mõtlesin. sest tegelikult see on hästi tark energia, ainukene ja asi, see on hästi tark energia ja, see on selles suhtes, ja noh, minu jaoks ta on ikkagi vaata sihuke usaldusväärsus, aga teistpidi on noh, vaata nagu see teine pool, negatiivne pool on ka alati olemas, ega kõigil asjadel on positiivne ja negatiivne pool või vastandpool, vaata ei saa öelda, et negatiivne pool, vahest see võib hea ka olla tegelikult. ja mina ütlen julmalt pluss ja miinus, aga 5 puhul on see, et kui inimesel on ka näiteks 5 sünnipäevas, 6 aastas palju, mida ma olen tähele pannud ja kui ma olen rääkinud ka, siis nad ütlevad tihtipeale on küll nii. Nad on väga targad inimesed, aga nendel on keskendumisega ja iseenese usaldamisega nagu keerulisi nagu väljakutseid. noh, kui mitte probleeme. Nad on väga palju sõltuvad aeg-ajalt ja väga tihtigi teiste inimeste arvamustest ja nii edasi ja võrdlevad ennast ja tegelikult nad on juba targad, aga nad veel ei saa aru, et nad on juba et nad on valmis. Nad ei saa aru, tundub, et veel midagi. ja minul on see, kui mina näen 3-5 on 5-5-5, siis ma ütlen oh,, nii, nüüd hoia piip ja prillid, nüüd hakkab juhtuma. no vot, täpselt nii, selles mõttes ongi, siis hakkab liikumine toimima nagu. jah, et aga kui 1-5 on, siis see on lihtsalt, see on isegi niikuinii kogu aeg sihuke energiat on piisavalt. 1-5-ga minul ei toimu midagi, mul on ikka vaja 3. kui juba, siis juba. juba siis juba jah. no vot, kommenteerige teie, kellel on siis kodunumber 5 või mida iganes seal koht, kus see ka ei oleks või korter. et vahva, kui te jagate ja Ülle ka kindlasti käib siin vaatamas, kommenteerimas ja kui tundub, et tahate Üllega rohkem ühenduses olla, siis ma panen selle video alla Ülle andmed ja vaadake ka kindlasti siis meie esimest podcast'i Üllega, kus me rääkisime, tuttavaks saime avalikult. mis meil järgmine number on, Ülle? keiser 4, minu elude number. suht igav number. ja ma kogu aeg ma ütlen,
mul on elude number 4, issand kui igav. aga kuule, kas sa oled vaadanud, kui sa kokku liidad, mis numbri sa enne saad, kas 22 või sa saad 13? 22 ja 22 ja 4 tegelikult on, jah. No siis sa ju vaatad seda rohkem tegelikult kui meistrina number 22 kui number Mhm. 4. Et Ja mingis eluetapis sa oled võib-olla elude numbri energiaga 4 olnud, aga nüüd sa küll vaevalt, et sa oled 4. ei ole jah. jah, no sorry, räägi rahvale, mis see tähendab. nii, 4 on ju üks vanamehe päss pika habemega siin. nii, ja ta tegelikult sümboliseerib tõesti meesenergiat, elutarkust, samamoodi nagu see hierofantki, ka väga sihuke elutark, aga sümboliseerib ka võimu. nii et tegelikult võimuasutusteks, asutused, mis esindavad võimu, siis ülihästi nagu sobib sellele, et ta annab juurde autoriteeti. aga näiteks kui on väga õrnad inimesed seal number 4 elavad, siis ta annabki seda tugevust, julgust, autoriteeti, enda kehtestamise võimalusi. ja 4 on kinnisvaraga seotud nagu piiride seadmine. ja inimesed võivadki seal hakata, näiteks kui on kortermajas, ütleb minu piir lõpeb minu selle korteri uksega, mis väljapool toimub, pole minu asi, minu piir lõpeb siin, on ju. Teistel, kes on avarama südamega, on ka siin 6-sid ja mingeid muid numbreid siin 8-si siin juures on ja ütleb ei, 5 võib ka see olla. Hierofant on ka see ühiskonnaga rohkem seotud ja kipub õpetama, siis nemad ütlevad ei, meie on ikka maja piir on meie piir on ja maja uks sealt on meie piir on ja siis majaomanikud vaatavad krundi piiri on ju, et sihuke piiride seadmine, kogu aeg nendel piiridel silma peal hoidmine ja kehtestame siis, et keegi ei astuks tema piiridest üle et siis võib tulla piirivaidlused. minu tee, sinu tee on ju, siis soosib neid piirivaidluste tekkimisi. ja iseenda seda niisugust nagu kehtestamist, aga kui seal on väga jõulised inimesed, elavadki seal 4, siis võib ka olla päris despoot, on ju. et sa, mina ja maailm ja nii on, kuidas mina ütlen. jah, rusikaga laua peale ja ta hoiab ka sellist nagu samas nagu traditsioone ja siukseid harjumuspäraseid mustreid ja kui seal on inimesed ikkagi mingisugused reeglid, kodureeglid näiteks paika pannud, siis mulle tundub, neid on nagu raske muuta. et näiteks, et on meeste tööd ja naiste tööd või vanasti öeldi niimoodi. tänapäeval enam selliseid konkreetseid piire väga ei ole ja kes tahab neid kehtestada, siis võib tüli majja tulla nende liiga jäikade piiride seadmisega, on ju. ja samas nagu kinnisvara hind, ma arvan, kasvab sellega. ja minu jaoks keisrikaart sümboliseerib ka kinnisvara kui sellist. ja et võib-olla kellelgi teisel on mingi muu kaart selle jaoks, aga minul on täitsa nagu kinnisvarakaart täitsa ta ka. siis ja pigem seal peakski olema, arvatavasti selles majas ongi niisugune nagu organiseeritud kõik ja niisugune nagu pigem isegi võib-olla rahulik atmosfäär. kui ei ole just väga see võimukas mees, näiteks on napsulembele võimukas mees on ja siis jällegi see on niisugune kahe otsaga asi. arhiividele sobib ka kindlasti see number 4 hästi, arhivaarid, kogumine, kollektsioneerimine. jah, praegust jäin ma mõtlema. ja võib-olla sihuke pikalt ühes kohas elamine ka. jah, et sa oled, see 4 on kangesti ka nii nagu vanasti oli, et nagu üks amet sünnist surmani, tead, lähedki pensionile, tead, jalateed oma töökohast. Need on need tehasetöölised.
tehasetöölised, jah, tehasetöö, rutiin ja, ja kogu aeg on nii tehtud. jah, just, Jah, just, see lause käib sinna juurde. mis me, ärme hakka tegema, ja, ärme hakka välja sööma ka minema, sa teed ise väga hästi süüa. ja väga hästi iseloomustad praegu Nelja kogu aeg. et see geiser on sihuke, tead, sihuke juurikas, tead. Ja, täpselt arukaardis samamoodi kui see, jah. no nii, anna tuld. ja kusjuures tead, mul tekkis siin seda sind kuulates vot, kes teab rohkem, siis kommenteerige näiteks, mis aadress, mitte aadressid, aga mis numbrid on muuseumitel, kohtutel, perekonnaseisuametil näiteks, mis veel on vallavalitsustes, mis asjad veel on, kuulasin siin politseijaoskonnad, ja näiteks kohtumajad ja ja et nagu oleks mega huvitav, et kes jaksab advokaadibürood ja ja hästi palju siukseid asutusi on. ja, ja et kellel huvi on, võite siia kommentaaridesse panna, et vaataks kõik seda kohe, see on suur töö, et vaadata, aga võta näiteks mingi piirkond, mis sul kogemata sealt mööda läks, et vaata, no mis ma lähen täna lõunale, lähen vaatan siin Viljandis Tartu tänaval on see advokaadibüroo, vaatan, mis maja number tal on. vaata ja kirjuta. näed, lähed välja sööma, järelikult selle elude number 4 ei trigerdu, sa oled pigem 22, sa lähed uudistama, vaatad, saad äkki kellegagi kokku, onju. ei, ja see sinu 4 ei tööta enam. minut 4 ei tööta. ja ja, sest ja vot, okei, lähme siis number 4. tead, mulle täiega meeldib see, mis me praegu teeme, sellepärast et nii palju tuleb nagu sellist nõksu uut infot ja siis ka kinnitust nendele asjadele ja selline mõnus on vaadata ja kuulata sinu lähenemist Taro energiate osas. palun ka kommenteerige, et kuidas teil see värk siin meeldib. mina täiega chillin. ja Ülle ka, nagu aru saate, suu kuivab, järelikult kõik on chill. number 4-ga kõige rohkem, nii kui ma näen, et inimesel on number 4-sid palju, tuleb täpselt seesama, nii nagu sinagi viitasid, et las olla parem nii, nagu on. ja nemad tahavad hästi sellist konkreetsust, stabiilsust. seesama maja, korter, kus te siis elate, võib tuua rohkem teid, nagu ütleme, jalad maa peale tagasi, eriti kui te olete väga vaimsed inimesed olnud ja te satute sinna sellise energia juurde, siis teil võib justkui nagu minna see nagu kanal kas kinni, see on üks versioon, või siis see, et nagu te hakkate elu nagu hästi struktuurselt vaatama. aga teate, number 4-l on ka väga tugev intuitsioon, väga tugev, ehk siis sõltub ka sellest, et kuidas see teie enda meeleolu, teie eluhoiak on, seal võivad avalduda täiesti teistsugused energiad. ehk siis justkui mingi kanal avaneb ja sa hakkad hoopis mingit infot saama. aga nüüd, kui niimoodi lähme klassikalisse 4 poole, siis see viitab seda ka, et kui sul on olnud enne näiteks töökohtadega probleeme, et sul on justkui ebastabiilsus olnud, siis siin 1-2 sa võid saada väga stabiilse töö, kus sa tunned, et oo, mis asi see nagu on, väga hea, sobib. ja nii naised kui mehed võivad muutuda mõlemad siis sõna otseses mõttes maskuliinsemaks ehk siis sellised nagu konkreetsemaks. ja samas on see, et kui sul enne isaga või vendadega, onudega olid kõik suhted head, siis siin võib tekkida mingisugune tunne, et nagu justkui enam ei saa nagu hästi läbi, et siis siin tuleb vaadata, mis asjad trigerduvad, mingid mustrid võivad üles tulla, sest see number 4 energia võib tuua ka just suhteid meestega nagu kuidagi nagu pinnale, et sa nagu vaatad seda suhtlemist justkui läbi teise prisma läbi. siis 4 on minu jaoks ka selline numeroloogiliselt väga egoistlik number. ehk siis tuleks vaadata, suhelda tunnetest tuleks rääkida, sest seal selles kohas võib olla tunded sulguvad. intuitsioon võib tugevduda, aga see ei räägi tunnetest. siis see on see, kus välditakse võib-olla pikkasid ja südamlikke jutuajamisi. ja samas on lihtsalt see, et lihtsalt keegi pomotseb ja ütleb, et nüüd on nii. ja et kui enne meeldis tõesti, nii nagu Ülle ütles, et väljas käia tšillimas, võib-olla kord nädalas oli mingi pitsaõhtu või veiniõhtu või kinoõhtu, mida iganes, kes kuidas nagu armastas, siis nüüd on, et oh, kuule, et me võiks ise kodus kokata ja mingi aeg hakatakse just vaatama seda kodus neid väljaminekuid natukene targemalt ja elektrit kasutatakse näiteks siis, kui on elektri kõige soodsam hetk, kui on see börsielekter ja nii edasi, on ju.
et kõik nagu muutub selliseks virvarriks, et mõtled, oh, mis nagu juhtus. et tunnetage ja kommenteerige siia ka ise ära. ja number 4, ma kohe kirjutan alati tahvlile need numbrid ka, no üks kõige tugevamaid ja sirgjoonelisi ja kõige kandilisemaid numbreid, mis välja annab nagu mõelda. ehk siis selline väga struktuurne, noh, saad aru, kohe nagu veri ninast välja, vot selline number. ma vist kogu aeg ja. räägin negatiivsest rohkem kui plussist, aga siin pole midagi teha, lihtsalt see on väga selline, teate, usaldage, lõdvestuge, kui te tunnete, et teil seal majas või korteris tekib nagu pinge tuleb peale nagu ei tea kust, siis lihtsalt usaldage elu, õppige usaldama iseennast. Mhm. Kirjutasin täitsa üles omal seal 2 sõna, et ma nüüd ära ei unustaks, onju. et seal on võimalus eristada väga hästi õiget valest. Hmm. Ja vot see intuitsiooni teema ka sinna juurde, et inimestel võib olla, aga vaata, kuna ta on struktuuride number, onju, Mhm. siis ta aitab eristada nagu seda õiget valest. Et siis võid, kui sa kodus tahad valetada, ega sa jääd vahele. Mhm. kusjuures see on nii hea ütlemine praegu, ma olen tähele pannud inimesed, kes on sündinud kas 4, 13, 22 või 31, siis neil on nii mega hea intuitsioon ja see, mida nad tavaliselt, no ütleme selline tavaliselt üldjuhul, nad ei usalda seda. Nad üldse ei usalda seda, sellepärast et siis oli nii, siis tehti nii. vaata, kunagi mul elus juhtus nii ja siis nad jäävad sinna ketrama sinna selle asemel, et olla praegu nüüd ja tajuda, mis su keha ütles sulle just praegu. Mhm. Ei ole enam nii, nüüd on nii ja seda pärast ütlebki, et ma ju tundsin seda. Päriselt Mhm. või? et vot selline asi, nad on tegelikult nii võimsad inimesed, nagu väga võimsad, aga lihtsalt nende see mõistus ei luba tulla sinna nagu südamesse ja nad ei usalda seda, mis nende süda nagu ütles või hing või mida iganes. ja vot seal korteris majas juhtub seesama lugu, aitäh, et sa just jagasidki. seal hakkad sa aru saama, seal hakkad sa tunnetama nii mega hästi, kes tahab viljast visata, eriti laste puhul. All right, lähme edasi. nii, 3. tere. Puhas naisenergia. on mehed muutuvad naisteks ja naised veel naiselikemaks. just. ja minu jaoks on ta ta on, mina kutsun seda keisrinnat maaemaks ja minu jaoks on ta maaema, maasool ja ka üks selline energia, mis kogub ja koondab enda ümber, on hästi loominguline ja loov ja kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ja pehmendab näiteks seda, kui keiser on sul kõrval, siis ta pehmendab ta nii mõnusasti ära mööda minnes. noh, kõik on nii hästi, siis et ta on selline pehme, mõnus energia, mis laseb hingata, luua ja olla, aga ka mugav, sest minu arust ta on, armastab väga mugavust, et siis ongi need padjad, kardinad, isegi veitsa nagu tubade ümber või nagu viied armastavad ka ümber majandada kodu, onju. siis see 3 minu arust ka see keisrinna armastab ka nagu ümber teha, aga ta on vaata mugav, ta kutsub ikka kedagi appi, ta ei hakka ise punnitama, onju. 4 energias punnitakse ise seda kappi, onju, aga 3 energias sa kutsud naabrinna, kuule, teeme väike kohvi ja tõstame selle diivani siia teise nurka, ma tahaks nüüd ümber, onju. et sellist nagu pehmust ja patju ja mugavust ja kvaliteeti ja et palju lilli näiteks tuppa ja et kuna minult on ta maaema, siis ta on nagu palju lilli nagu tuppa ja siis võib-olla ka siuksed nagu uusarendused, et kui ta on loov, on ju, siis kõik siuksed kinnisvara, mis on näiteks uus arendus või hoopis uus lahendus korterile on ju ka. et ja kinnisvara hind siis seeläbi tegelikult nagu kasvab tasapisi
ja seal, kui on ikkagi ruumi on, siis võiks täitsa nagu mitu põlvkonda koos elada. seal on naisenergia on seal tugev, võib-olla naised võib-olla tütreid hakkab rohkem sündima, onju. Mhm. või naised võtavad võimu üle, onju. et, et sihuke nagu tahaks öelda nagu see, et ka peresuhted siis võivad olla siuksed nagu mahlakad, siuksed värvikad, koloriidsed mahlakad. Aga jah, et seal on seda emalikkust ja hoolivust ja Taros sümboliseerib see kaart rasedust ka. Mhm. Ja siis see sobib nendele inimestele, kes on elu jaatavad, elu, inimesi armastavad, elu armastavad, toitu, mugavust armastavad, kõik, mis kuulub selle elu juurde, et see on see elu, ma armastan sind. aga kui sa oled oma loomult hoopis teistsugune, siis sa tunned jällegi seal ennast nagu ebamugavalt, sest ütleb, et see koht ütleb sulle, et armasta elu, tee midagi sellist, mida sa saad nautida. see on nagu positiivses võtmes nautimine. Negatiivses võtmes on ülenautimine, onju. Mhm. Ja. naudid sööki liiga palju, jooki liiga palju. kuule, eks siis peaks olema sünnitusmaja ka number 3, onju. Muidugi, miks mitte seal, kus tuleb nagu rohkem ja, asja, eks ju, ja. ja et ja negatiivses võtmes võib olla see ka, et näiteks inimene ei taha üldse vastutada, ei taha üldse lapsi, ei salli üldse lapsi, ei taha muutusi ja arengut, blokeerib loova mõtlemise ära. Mhm. et muutub hoopis nagu, et see muutub talle vastikuks täiesti, onju, et mingi oma loovusega ei tea, kus kohta, onju, et tahab endast nagu ära tõugata seda. et jah, no see peaks olema sõbralik pere, pere ja inimesi armastav kodu. jah, mul on ja rohkem positiivset ja küll sa sinna selle negatiivse miinuspoole ka juurde sujuvalt lood, onju. ja ma mõtlen seda, et kas ma võin alustada või? Said sa lõpuni öeldud? issand, Ülle jooksis kokku. Üllekene. no egas midagi, Ülle jooksis kokku praegu, mitte Ülle, aga siis Ülle wifi äkki ja siis ma alustan, vaatan, kas Ülle tuleb järgi. Ülle. Alright. Kui salvestus jätkub, siis ma teen praegu seda. täitsa kokku jooksis. issand, mis asi see oli praegu? kuule, äkki see ei olnudki meie viga? äkki oli Zoomis midagi? ja nüüd on nii huvitav. ühesõnaga, meil salvestus praegu käib. meid mõlemid visati välja ja me mõlemad oleme siin ja meil salvestus käib praegu. appi, mis see tähendab? ja vot, ja ma siin vahepeal ja siis ma mõtlesin, et okei, ma hakkan siis nüüd pihta ja siis korraga viskas mind välja ja näed korraga tagasi. no right. järelikult see on see 3 energia, mis meid siin praegu emotsionaalselt tõstab. Number 3 on tegelikult loovus, ma siis alustan numeroloogiliselt ja et ja, sa rääkisid nii palju selles suhtes, mis vastab ka numeroloogiliselt väga palju selle number 3-ga. loovus, emalikkus, naiselikkus ja kõik sellised nagu pehmemad vormid ja seda küllust ja kõige rohkem ma tahan siia panna seda rõhku, kui sa oled mõelnud pikalt selle peale, et sa tahad hakata avalikult oma asjadega tegelema ja sa oled nagu justkui kummi venitanud, ikka nii nagu mul kombeks on ütelda, siis kui sa lähed sinna korterisse, majja, mida iganes, number 3 energiaga, siis sa justkui saad selle julguse hakata nüüd esinema. pane tähele kohe, kui sa oled seal kunagi elanud selles energias, kuidas sul on olnud selle julgusega. ehk siis nii nagu ma ikka räägin, kui sul ikkagi numeroloogiliselt ka näeb, et sa pead avalikkuse ees esinema, jagama oma neid oskusi ja aitama läbi oma kogemuste,
teistel ärgata, märgata, siis seal sa saad inspiratsiooni. ehk siis seal võib täiega sinu korteris üks tuba näiteks tulla sulle stuudioks või siis töötoaks, kus sa hakkad oma seda loomingut jagama. võib-olla hakkad tegelema kunstiga, käsitööga, kitarri mängima, laulma, mida iganes, kõik, mis on siit nagu välja. ja see, mis mul sinu esimestest nendest kirjeldustest tuli, tead, selline tunne, et see võib olla väga hea energia, kui sa oled mõelnud pikalt oma elukaaslasega hakata näiteks käima kas tantsimas, võib-olla koorilaulus, siis tehke seda, kui teil vähegi tekib selline mõte, et vau, teeks midagi lahedat koos. ja see annab teile hästi palju sellist nagu suurt energiat juurde, ehk siis see, et teeme, seepärast, et mida rohkem te annate loovusel nagu särada ja seda koos veel tehes, seda rohkem see teie üksteisele lähenemine ka issand, ma ei tea, kuidas seda lauset lõpetada, aga saate aru küll, et jõuate üksteisele rohkem tähelepanu nagu anda. teisalt see number 3 energeetiliselt, kui on inimesel endal ka 3 energiat palju, eks sünnipäevakuu või aasta on ju, või edukuse koodis, siis see on see, et sul võid aega veeta kodus, eks võibki sündida laps on ju, või lapselaps, mida iganes ja sa kogu aeg tahad justkui teha tööd ja sa ei suuda nagu leida tasakaalu kodu ja töö vahel või siis on see, et sind tohutult tõmbab sinna koju, aga sa oled tööga väga hõivatud. siin võib-olla tekib ka see võimalus, et sa saad oma töö tõsta kuidagi nagu koju ehk siis hakkate tegema nagu kodukontoris tööd, et see on ka selline nagu kihvt asi. teisalt siis näiteks mõned inimesed hakkavad väga olema seotud oma emaga. võib-olla tekivad üles õhku mingisugused tunded, probleemid emaga, vanaemaga, tädiga, mida iganes. mehed võivad hakata ka rohkem võib-olla võrdlema oma elukaaslasi, eriti kui sa oled seal 3. päeval ka sündinud, siis mees või siis 3, 12, 21, 30 on ju, või elutee on 3, siis 1, 2 hakkate märkama oma elukaaslast või võrdlema teda nagu oma emaga, selline ehk siis miinuspoole pealt, aga muidu annab see hästi palju mõnusat power'it juurde. see on selline hästi koduenergia ja väga selline üksteisega arvestamine ja nii nagu Ülle ütles ka, et lihtsalt laps ei lisa, last ei lisa. ja see on selline mõnus kodu loomise koht selles suhtes, et suurendada. ma ei teagi, mis juurde anda, tegelikult ma olen siiamaani veel hämmingus, mis meil praegu toimus seda on mul tagakuklas kogu aeg nagu käib selline mõte, et mis asi see oli, et nüüd mind juba huvitab see, et kui ma nüüd, kui me lahkume, lõpetame ära, et vaatame, kas see video tuli ühes tükis või see läks 2 tükki. see oli midagi väga kummalist praegu, mis toimus. jah, okei okay., ma sain kõik ja, räägitud ja rohkemgi veel. ja mõtlesin siia juurde, sinu jutu juurde veel, et mehele võib naisest saada ema. Kurjam kui hea oli see praegu mm. Mhm. Ja ehk siis Ja siin on see, naine võtab ema roll ja või siis on ka see, et naine võtabki emalikuma rolli mehega suheldes või mehega seoses, mehega elades. jah. vaata, see ongi see koht, kus tegelikult tuleb seda naiselikku energiat juurde ja naised peavad väga vaatama, et nad seda viga ei teeks, ehk siis meestele ei paneks seelikut selga, sest siis on pärast see, et oi, mu mees on selline ja selline ja selline, aga mida sa siis tegid selleks, et ta selliseks muutus? ehk siis see tasakaal peab sinna olema. issand, kui hea, et sa selle tõid, selle võrdluse. Mhm. issand, kui ja, tubli tüdruk. ja mul on hea, mul on nüüd paber, teen siia märkme, et meelest ära ei lähe, muidu nii hoolega kuulan sind. ja mine sind, võrratu. väga hea ja no ma joonistasin jälle selle numbri, nagu näete, 3 on selline hästi-hästi selline mõnus, pehme, sujuv. Mhm. okei, kes meil järgmine on? nii, järgmine on meil ülem, preestrinna. Mhm. Kuu on tal peas, kuu faasid ahah, on ju, kuu energias. minu jaoks on ta niisugune puhas intuitsioonikaart ja minul, kus on stuudio, on ka number 2. ühesõnaga soosib minu tegevust, aitab kaasa ja mul on kõik minu numbrid toetavad minu tegevust. absoluutselt. ja siis minu jaoks on see ülempriist rinna veits, ta on naine, naise energia, aga ta on
kui see 3 on hästi sihuke avatud ja lahtine, hea suhtleja, siis see 2 on pigem isegi ütleks veitsa nagu introvert, et Mhm. sissepoole elav ja pigem nagu selline tunnetav energia. Ja siis võib-olla majas või kodus elanikud ka omavahel ei suhtle, ei räägi, ütleb, loe mu silmadest mis ma mõtlesin, on ju, ja mis ma arvasin, on ju. Et või siis, et sa mõtlesid, et sa ütlesid, aga tegelikult ei öelnud. Mhm. jah, et võib täiesti sihukest ja ta on nagu vaikne kaart, et selles majas võib-olla ongi rohkem siis vaikust ja soosib selliseid ka inimesi, et ta sobib nendele inimestele, kes võib-olla sooviksid rohkem vaikust või rahu või enese süüvimist või vaimseid arenguid, kusjuures ka, et sa võid hakata nägema väga põnevaid unenägusid, Mhm. huvi tundma esoteerika, numeroloogia, mingisuguste põnevate selliste alternatiivsete suundade vastu täiesti ja võid hakata midagi sügavam nagu tunnetama, soov ka nagu lahti mõtestada asju, lahti tunnetada. Sinu mõtlemine võib muutuda veitsa isegi aeglasemaks, kui on väga kiire. vaata, kes on väga see ATH on ja tõmbab nagu maha veitsa seda energiat, teeb rahulikumaks. et aga negatiivses võtmes võib tekitada ka seda, et üldse enam ei räägi, on ju. ja oledki omas mullis kõik see aeg omas korteris välja ei lähe, on ju. Ja ja võidki teha seal oma nõiatrikke, on ju. Ja. et võib nii kaugele ka see asi minna, aga minu arust see sobib väga hästi kõik siuksed nagu terapeudid ja täpselt ongi taroloogid, terapeudid, kõik siukse esoteerikaga või alternatiivsete tegevustega tegelejad ja õpetajad näiteks ka ja majas võib see olla ka niimoodi, et näiteks kortermaja ja keegi on hall kardinal, siis tema on see hall kardinal, kes tõmbab seal neid niite, ise jääb varju ja sihuke, siis tema on see hall kardinal, sest ta tunnetab väga hästi ära teised inimesed, et kellel on seda soodumust, et see ei tähenda, et terve maja kõik sellised inimesed on, aga ta peab olema eelsoodumus selleks, siis aitab selle halliks kardinaliks saamisele kaasa. Issand, hea tähelepanek see oli. et jah, sest et tegelikult nagu kõiksugu arengut nagu toetab, ükskõik, kas see on siis plussid, nagu ütlesid, plussid-miinused, ükskõik kus pool ta on, seda arengut igal juhul ta toetab. aga kui on näiteks ka vaimse tervise häired, siis jälle minu arust, kuna ta on niisugune intuitiivne, sa võid näha mingisuguseid unenägusid, siis teistpidi see mõtled, et issand, ma lähen hulluks ära peast Lähen veel hullemaks, on ju, või et see Et mulle piisab. võid sa nagu ehmatada, on ju. Ja. ühesõnaga sihuke nagu sisemise tundlikkuse kaart. No nii. jah, võib-olla mõned muutuvad liiga tundlikuks ja need, kes on ju vaata 5 energias hästi, on ju, siis need ju hästi palju hakkavad siis oh,, tead, mis und ma siis nägin, on ju, ja need ju siis ikkagi räägivad ju välja selle. jah, Ja number 2. ja, Issand, sul on nii head selles suhtes ka lähenemised nendele asjadele, nii nagu ma ütlesin juba enne numbrite puhul, et väga-väga sarnased number 2 siis numeroloogilise pilgu läbi. 2 on palju ka sellist, noh, eelkõige 2 on väga tugev intuitsioon. Nii kui ma neid numbreid näen, siis see ütleb mulle kohe seda, et sul on justkui kolmas kõrv, kolmas silm ja nii edasi. Ja sa tajud maailma teistmoodi, ehk siis hakkad selles korteris, majas erinevalt teistmoodi mõtlema, tajuma neid asju. Ja see, mida sa ütlesid ka, et kui sul on enne soodumus natukene üle forsseerida võib-olla nende tunnetega või
kartsid pimedust enne, äkki hakkad nüüd rohkem pimedust kartma, võib-olla pimedas näed mingeid varje, võib-olla hakkadki nägema päriselt midagi sellist, mida sa varem arvasid või kartsid näha ja sa hakkad nägema, ehk siis noh, intuitsioon kasvab, eks ju, ja kõik muud asjad. noh, ütleme inimkeeli kummitus siis. Väga paljudes kohtades on see lihtsalt enda välja mõeldud hirmud, õudukaid vähem vaadata. Siis ma elasin number 2 majas ja kui ma sind kuulasin, ma kogu aeg mõtlesin neid asju välja ja mitte välja, meenutasin ja hall kardinal ja tead, ohhoh, Teil oli ka või? ja see vahetus vahepeal. ja see oli nii huvitav. No üks oli mina neist loomulikult ja ma hakkasin mõtlema, et mine pekki, ma olen olnud see ja ma mäletan väga hästi, et see on nii olnud, aga kusjuures ma alati selline omast arvates õiglane ja mis ma olen ise tähele pannud ja noh, ikkagi numeroloogiline kinnitus ka. Vestlemine, rääkimine, asjad lahti rääkida. see number 2 annab sulle kohe seda inspiratsiooni, kui enne teises numbris kuskil sa ei rääkinud, on ju, selles majas või korteris, mis sul oli. ja siin 1, 2 te räägite väga sügavatel teemadel ja te justkui räägitegi lahti need asjad. mis selle teise pool on see, et ei räägita asju välja, keegi jätab midagi rääkimata, midagi salatsetakse ja teate, number 2 annab ka seda, et nagu klatsimine, tühi jutt, selline Üllel tuli märksõna kohe. Ja selline nagu saad aru, lihtsalt sa räägid sellist asja, millest sa varem pole üldse rääkinud, nagu sind enne võib-olla ei huvitanud teiste elu ja nüüd korraga hakkate elukaaslastega nagu elukaaslastega jah, kaaslasega, ma kohe räägin elukaaslased ka, miks ma ütlesin palju, siis hakkad nagu justkui nagu teistmoodi käituma. et see on see miinuspool. Number 2 maja võib viidata ka sellele, et sul võivad hakata tekkima kõrvalsuhted või endised elukaaslased annavad endast märku sulle. kui seda enne üldse ei olnud, siis korraga hakkab see tulema. see on jälle see koht, kus see energia aktiviseerub. ja lihtsalt pane tähele, midagi teha ei ole selles suhtes, et kui see nüüd peaks nii olema, siis lihtsalt rääkida avalikult oma elukaaslasega, ütelda, et näed, see on nii. noh, kui teil on juhuslikult mõlemil olnud suhteid siis eelmistest eludest. see võib tulla läbi telefonikõne, võib-olla läbi kellegi rääkimise. siis number 2, iseenesest jah, sügavad tunded, seda ma ütlesin, paarisuhe võib saada täielikult teise leveli, midagi väga lahedat, midagi sellist, mida te varem enne teinud ei ole, mis ühendab teid veel kord nagu hoopis teistmoodi, isegi ma ei oska seda sõnadesse panna, kuidas, aga te ise ka positiivselt üllatute selle peale. ja nii, eksidest rääkisin. lapse saamiseks, pere kasvatamiseks, pere lisaks ideaalne, pere loomiseks ideaalne, super. ja sinna, kui sa rääkisid enne loomadest, siis vot see koht ka kuidagi nagu ise kisub võtma kas kassi või koera või selline, nagu sa tahad veel rohkem. Need kassid-koerad ju tavaliselt ikkagi annavad sulle rohkem intuitsiooni kasvatamiseks veel seda nagu energiat. kuidagi ma olen tähele pannud seda. Tundlikkus, ülemõtlemine, depressiooni võib tulla, kui sa ei räägi välja oma asjadest. sa võid näha luulusid seal, kus neid tegelikult ei ole. vist sain äkki kõik räägitud. Sain 2 märksõna omale ka siia kirja. ütle välja. sügavad vestlused. Jaa, väga õige. Mul ka see kohe haakus sellega, et sügavad, just täpselt sügavad vestlused, aga negatiivses võtmes. sa võtad selle mehe, kes on 4 energias, väga nagu ei taha rääkida ja siis ta tuleb, tead, mul on vaja rääkida ja siis ta räägib mitu tundi. Issand, ma ka ei viitsi seda kuulata. et räägib mitu tundi ühest ja samast asjast ja läheb nii sügavuti ja tahab, ma ei tea, mida sealt leida sealt või nii sügav vestlus on, et ise ka lõpuks ei tea, miks ta üldse hakkas seda vestlust pidama. või siukse mingisuguse erilise mõtte otsimine. et siin on omad ohud, et ma ei viitsi väga pikka juttu kuulata ise, siis see on kusjuures noh, selles majas, kui noh elasin, siis see on hästi kummaline energia, seal on pandud, mitte pandud, see energia tõepoolest paneb nagu inimesi rääkima nii sügavatest teemadest. mõni, kes hakkab seal nagu avama ennast, seal on ka minu noh, lastega koos elasime ja kõik sellist asja, nende sõbrad on hakanud nagu saad aru rääkima nendel teemadel, et ma pole kunagi seda rääkinud.
et noh, kommenteerige ka siia, kellel teil on nagu need sellised kogemused, et kuidas teil see maja number 2 või korter number 2, mida iganes, kuidas see mõjunud on? Mhm. see on huvitav, võib, ja, jah, räägi ja, ja siis see teine märksõna mul oli see hingeline side. mm. -hmm. Et ja, et see mul läks meelest ära, et isegi vahepeal öeldakse, et see võib ollagi, et on sugulushinged või sihuke sügavamal tasandil hingeline side tekib, et sa tajud teise inimese, et isegi kui ta on teises linnas või teises riigis, et sa tajud ära, et kas mis need tugevamad emotsioonid on ju rõõm ja kurbus, midagi juhtus, on ju. Et sa võid, et see süvendab seda hingelist sidet. täiesti õigust räägid. selline intuitsioon tekib, et saad aru, no ma elasin selle ise läbi ja see on lihtsalt, see on uskumatu. lihtsalt kui ütleme mingi 5 minutit enne koju tulekut, siis mu elukaaslane oli kodus ja ma tahtsin ühte asja teha ja siis ma mõtlesin korraks ümber ja tulin koju ja siis ta ütleb, tead, mul 5 minutit tagasi oli nii raske olla. ja siis ma mõtlesin täitsa pekkis, kuidas see kõik töötab nagu. ma olin juba numeroloogia maailmas, ma juba teadsin kõike seda, kuidas see töötab. sellepärast ma ei teinudki seda, mida ma algselt mõtlesin. ja noh, lihtsalt see on niimoodi, kommenteerige ka palun siia. Mm ja -hmm. lähme edasi, viimane number. tegelikult nii, üks, maag, jaa, vaat kui palju tööriistu laua peal. tööriistad on kõik. No täiesti see üks ju sobib ju täiesti, noh, kui tööalaselt võtta, on siis tehnikapood on ju. või see autoremondi Luksep, vaata kui palju tööriistu on ju. jah. et siis see on kindlasti kasvupotentsiaaliga see kinnisvara. Ja siia ütleks ka, et kui on pere või korterelamu, et üks juht korraga, sest ta kannab endas hästi niisugust juhi ja algatusvõime organiseerimise, planeerimise energiat ja kes olid varasemalt passiivsemad, siis need muutuvad nagu rohkem nagu aktiivsemaks, tahavad rohkem nagu varjust välja tulla, tahavad midagi saavutada, midagi teha. Võib-olla ütlevad oma kaaslasele, et kuule, sa üldse ei näe mind või üldse ei kuule mind või et see nagu mina ja ego tuleb siis rohkem nagu esile ja ähm, ja see nõuab nagu ka võib-olla siis üksteisega või teineteisega rohkem arvestamist, olenevalt siis sellest, kus ja kuidas siis nagu elatakse. Ja see soosib ka see, et nagu ettevõtlikkust, et kui näiteks ongi, et tahetakse näiteks kortermaja renoveerida, maja ümbrust korrastada, et sellist nagu ettevõtlikkust ja organiseerivust ja niisugust aktiivsuste impulssi on siin, et ta on nagu niisugune tõukejõud, aga tal võib-olla töö tegemiseks siis oleks vaja ka, et ta võib-olla ei viitsi üksi seal võib-olla maad kaevata, et oleks vaja, et keegi teine ka veel tuleks sinna maad kaevama, et ta võib olla organisaator kõva, aga et võib-olla jätab pooleli. Et tüdines ära, ma ei viitsi, keegi mind ei hinda, mina kaevan siin või riisun siin või teen siin on ju, noh, näed, keegi ei tulegi, ma ka siis ei tee. et ja kindlasti, et kui ta ei ole nüüd see näiteks ühistu vanem või ei ole perepea, on ju, siis võibki kindlasti tahta nagu sõna sekka öelda, et tahab ka, et tema sõna ka loeks ja ta tahab kindlasti hääletada ja oma arvamust avaldada ühistu koosolek, palun minu hääl ka, palun lugege ära kindlasti minu hääl ka. Kas te küsib mitu korda üle, kas te ikka lugesite minu hääle ka? täpselt, täpselt. et see ja see samamoodi, et ta toetab selliseid nagu ühiseid projekte, et kui on peresuhted nagu kehvaks läinud või sihuke mingi probleem on, et siis võiks midagi koos ikkagi teha, et ühiselt kokku saada ja mitte oodata, et keegi teine sind kutsuks, et oled solvunud, näed, et ta ei kutsunud mind või ta ei öelnud mulle või ta ei teinudki mulle või et ükskõik, kas on sõbrannad, kes sul külas käivad või sõbrad on ju, või on pereliikmed või sugulased on ju, et see ärgitab nagu võtma seda initsiatiivi. Just. Et ja jällegi, et kui suure initsiatiivi keegi võtab, noh, et kui kõik on seal igalühel oma mõte on ju, 5 pereliiget, igaüks tahab noh, erinevaid asju
siis võib keeruliseks nagu minna. Ja, jälle sõltub, vaata, kui liita kokku iga inimese sünnipäev ja see ja mõju et energia, siis just, saab kohe aru, kes mis energias on. ja et see, aga väga hästi vaata aitab kaasa sellisele, kes ongi niisugune tagasihoidlik, et ta annab niisugust nagu julgemat energiat tegutsemisse minna, on ju. Ja ka mina ütleks, et sobib nagu ettevõtlikele inimestele ja ka loovatele inimestele ja äh, toob sellist nagu värsket priisi või energiat, puhangut. jah, jah, palun. aitäh. Ja number üks, ma ütleksin, et igaüks on oma õnnesepp. see Mhm. maja, korteri number paneb sind tõesti tegema midagi sellist, mida sa varem ei teinud, täiesti mingi uus asi, uus elu võib hakata ja seda sõna otseses mõttes. See annab seda väga uut algatuslikku energiat ja seal on ainukene selline, kui nüüd rääkida kohe, hüpata sinna ego tasandile, seal võib kellelgi ego väga kõrgele tõusta. Eriti annab see võimu nendele, kes on loomu poolest juba veitsa negatiivsemad näiteks, siis seal võib see süveneda. Ma väga loodan, et see annab tegelikult ainult sellist pehmust ja negatiivsust, pehmust ja sõbralikkust, aga üldjuhul see on näidanud märke, et kui enne oli natukene sellist rusikat näitav või just see, et mina, siis see süveneb seal ja need inimesed näiteks, kes on just pehmeloomulisemad rohkem, ütleme need, kes on seal sündinud jah, kas teisel päeval, kolmandal, võib-olla seal kuuendal ja kui on sellised pehmekesed, siis teile annab nagu täielikku hoopis sellist energiat, power'it. Ka kommenteerige, tunnetage ära, kuidas see asi on ja kuidas te olete tundnud seda enda peal, aga ettevõtjale, ettevõtlik ja isegi hulljulgust annab seda väga palju juurde, ehk siis see, et mõõda enne, kui lõikad, et ei hüppaks lihtsalt nagu silmaklapid ees lihtsalt kuhugi tulla. ja selline kamandamine, egoismi, ma vist juba ütlesin ja saad nii kihvtilt, et kui hakatakse koos mingisuguseid aiatöid või värki tegema, siis kellelgi, kes enne pole üldse mingi direktori tüüpi olnud, võib hakata hullult nagu direktoriks seal kohe. ja mul tuli nagu siin, kui sa rääkisid vist neljade juures see, et nagu hullult tahab nagu piire seada ja et see on meie piir, siit üle ei tule, vaata ja selle number ühe maja juures on ka, et kui te sinna nagu lähete, kui on näiteks oma kodu või rida all oma boks, mida iganes, siis ka nagu niimoodi ninarullis vaatad nagu ahah, ahah, ahah nagu, et kus naaber või mingi naabri koer või kass liigub, et apa, tuli minu piiri peale, kohe läheb nagu helistamiseks, et saad aru, selline nagu see tekitab sellist, et mina tean, kuidas asjad käivad, mina ütlen, vaat nii on, et tahate või ei taha. samas selles no ma vaatan, kuna kaardi nimi on veel ka maag, eks ju, aga tegelikult number üks energia. Mulle väga meeldib tegelikult see energia, sellepärast et see annab sulle nii palju power'it, nii palju tegemise indu tulla sealt energiast välja, kus sa oled võib-olla pikalt kinni olnud, nii et kasuta seda võimalust kindlasti. ja perekondlikult annab see ka teile uut valgust, uut lähenemist üldsele elule, ka võib-olla vaata, kui sa ütlesid, et mis on uus elurajoonid või uus ehitus, mis sa ütlesid, vaata kuskil 3D kohta ütlesid, mis need on? Uus kinnisvara, arendus, uus uus arendus. arendus, ja jah. et vot siis sealt võib ka, et võib-olla vot hakkate ise midagi, kui kinnisvara omanik oled, et hakkad ise midagi uues valguses tegema, remontima, ma ei tea, annad sellele uue värvi ja see, vot see on selline koht, kus ma ütleksin ka, et minu meelest nagu hästi pika perspektiiviga selline kinnisvara korter või noh, maja, mida iganes, kinnisvara üleüldse. Ma ei teagi, mis ma tahaks veel teile ütelda, et kõike head teile selles majas. ma vaatan ja mõtlen ja siis ja kuule, äkki ma räägin kohe natukene nullist ka. räägime, räägi ja räägime, ma võin ka ütelda nullist, vaatame, mis sa välja ütled. vaata, sa ütlesid üheni on ju, et kõik, et null on narr, jepsutab siin ringi ja see on hästi kaootiline energia, et samamoodi, et see kinnisvara on ka, hinnad on nagu kõikuvad, ettearvamatud ja isegi nagu
juhuslikkus mängib siin rolli nagu börsil, nagu börsihinnad on ju. Ja võibki selles kinnisvaras või selles elukohas olla palju siukseid kolimist, muutusi, nullist alustamisi. Avastad, et sa tahaksid tegeleda mingisuguse täitsa uue alaga, valdkonnaga, millega sa varem ei ole teinud, et see annab sulle impulssi midagi uut katsetada, proovida, ka toob nagu sihukest spontaansust rohkem nagu juurde ja mängulisust ka, et mängulisus suhetes. Ja elu nagu pakub rohkem nagu võimalusi, et selle nagu võimaluste pakkumine, et kas sa võtad need võimalused vastu või mitte, et see on iseasi. Kui sa oled ennegi olnud sellises kaootilises energias, siis see lisab seda nagu juurde, võib üle võlli minna, on ju, et jätad ka oma üüri maksmata ja sul on jumala savi. Aga et kui sa oled liiga selles näiteks raamistatud energias, kus kõik peab joont mööda käima, siis ta natukene nagu lõdvestab neid piire ja norme ja teeb Exceli tabeli suuremaks ja, ja lillekesed sinna äärde on ju, ja et ja kerge on leida ka võib-olla selliseid nagu uusi tutvusi. Ja ta elab võib-olla hetkes ja ka tulevikus, aga ka sihuke hetkes elamine või hetkes olemine või. Et ta toob sihukest nagu lusti rohkem kaasa, aga jah, et kui on negatiivses võtmes, siis on niisugune rapsimine, rabelemine, puhas lollus, sihukeste igast kuradi käkkide kokkukeeramine on ju, et jah, et sihuke ettearvamatus, ka negatiivses võtmes ettearvamatus on ja me leppisime kokku, on ju, aga vot ma ei tulegi sinuga sinna Zoomi on ju. jah, ja siis on tagumine kord, kui me üldse midagi koos teeme. Et see sihuke nagu, et kõik on nagu ettearvamatusega seoses, aga jah, oleneb jällegi, mis nagu numbrid on ja mina ütlen kaardid, sa ütled numbrid, et mis numbriga koos see null seal veereb. Hernes veereb, elu veeleb nagu hernes. ja mina ütleks täpselt samamoodi, numeroloogias on väga oluline see, kuhu kõrvale see null tuleb. Null kas võimendab või vähendab seda. Ehk siis, kui ta on, ütleme, tarokaartide mõttes on ta selline tola lollikene, aga samas ka väga nutikas inimene, kes läheb alati uuendustega kaasa, võtab riske ja üldjuhul ka võidab, et julge hundi rind on rasvane, siis ka see, et kui sul on mingi 7 seal ees, on ju, siis ta annab sellele power'it juurde ja nii edasi. Metsamas on hästi kihvt. Seal mul tekkis ikkagi nii huvitav mõte, siin kuulasin kõrgkinkis. Ma nüüd lähen natuke teemast välja, aga me saime põhimõtteliselt ringi täis, et minu meelest nagu mega huvitav. Vaatasin kellaaega täpselt, väga hästi läks meil aega. Me saime kõik räägitud ja kindlasti alati tuleks veel rohkemgi, millest rääkida. Teie, kallid kuulajad, vaatajad, kui sa ei ole veel kanalit tellinud, siis selleks on väga hea aeg, jaksasid 2 tundi peaaegu meid siin kuulata. et kui veel jaksad, siis vajuta aga see nupukene sinna ja pöial ja kõige rohkem on minul ja Üllel kindlasti selle üle hea meel, kui sa ka kommenteerid siia, et mis mõtted tulid, kogemused oma korterites, majades elamiseks. Ja kui sa nüüd vaatad ka Ülle kanalil seda, siis kindlasti ka telli Ülle kanalit ja pane ka pöial. Ma täpselt ei tea, kas Ülle paned selle video ka oma kanalile? Paned arvatavasti. Panen ikka, kui sa jagad, siis ma panen. ja ikka. Ja et siis tehke siia kui sinna, sellepärast et see annab meile jällegi inspiratsiooni juurde teha neid. Ja kui teil nüüd tekkis tunne ja mõte, et me võiksime Üllega veel midagi arutada kahekesi koos. Mul endal on küll seesama mõte, mis ma video alguses ka ütlesin sulle, et me võiksime koos vaadata neid kas ma ütlen välja, ütlen ikka välja, et neid inglinumbreid või neid, mida me siis näeme kella pealt, näiteks autonumbrite pealt, neid numbreid, et mida need tähendavad, et me võiksime siis seda teha. Sina vaatad sealt tarokaartide poole pealt, mina vaatan seda siis siit
siit numeroloogia poole pealt, sest seda on tohutult palju küsitud mu käest, tohutult palju. et vot sina, kui sul tekkis veel mingi mõte, mu elukaaslane läheb traktoriga majast mööda ma pidin lehvitama, ma panin akna kinni vahepeal. ja et siis vot, kui sul tekkis mõte, millest me veel võiksime arutada, siis kommenteeri siia. et mis sa, Üllekene, tahaksid ütelda? meil oli nii tempokas ja kiire see sõit ja energiad olid niimoodi üleval ja mängisid siin, nii et noh, väga äge. mulle ka täiega meeldis. mulle meeldis nii see, et nii huvitavad lähenemised sealt tarokaardi juurest, mis kinnitavad väga palju numeroloogilist seda vaadet. ja, ja mulle meeldis ka see, et kui sina ära rääkisid, siis minul tekkisid mõtted, mida veel täiendada, aga sa juba palju ütlesid ära, siis mina rääkisin ära, siis sinul tuli veel mingi mõte ja täiendasid veel seda. me oleme veel eetris, et sa teaksid. saad rääkida, ütle veel rahvale mingi paar kuldset lauset. kuldsed laused said kõik nagu ära öeldud, et ja et looge neid seoseid, vaadake, kuidas te neid loote, kommenteerige, sellepärast et kommentaarid lisavad siia veel seda vunki ja energiat ja põnevust nagu juurde ja nii hea on seda tagasisidet saada. et see on, et ärge jumala pärast jätke seda tegemata. et kui te täpselt. mõtlete, et kas teha või mitte teha, siis et ta ei hakka tegema, et seal juba keegi kirjutas, onju, aga tee, kirjuta ikka, Mhm. jaga ikka, pane pöial ikka. väga hästi öeldud, selles suhtes, et vaata, et kui sina praegu mõtled ja jätad kirjutamata, siis seal on veel, kes seda jättis kirjutamata, aga see sinu kommentaar võib aidata kedagi teist. kui sa jagad näiteks neid kogemusi, kuidas sinul on seal majas elades läinud, nii nagu Ülle jagas oma mõtet, ta elab seal number 9 vist, ei 7, ja kuidas 7 ja 9. ja jah, 7 ja 9, jah. ja ma jagasin seda oma kahe lugu. nii et hea meelega me Üllega kuulame seda teie jagamisi. kuulge, aga tšau, kakao, näeme järgmistes videotes. tšau, Ülle. tšau. ja hiir on kinni.